Ukraina ei võitle Venemaaga ainult rindejoonel, vaid ka sellest palju kaugemal. Sügaval Venemaa piirkondades ja okupeeritud aladel tegutsevad tuhanded salajased agendid, sealhulgas ukrainlased, tatarlased ja isegi venelased aktiivselt Kremlile vastu seestpoolt. Koos moodustavad nad Ateši üksuse ning on seadnud endale eesmärgiks sõjategevust igal võimalikul viisil häirida. Alates salakavalatest sabotaažitaktikatest kuni siseinfo jagamiseni pakuvad need vaprad agendid Ukraina armeele hindamatuid teenuseid ning viimased edukad löögid on saatnud šokilaineid otse Moskva südamesse. Ateš, mis on krimmi-tatari keeles tuleliikumine, sai alguse 2022 aasta suvel, varsti pärast seda, kui algas täiemahuline sissetung Ukrainasse. Üks rühmituse esindajatest, kes kasutab ainult hüüdnime Zoka, selgitas intervjuus Euroopa poliitikaanalüüsi keskusele CEPAle, kuidas see kõik alguse sai. Grupp Ukraina-meelseid aktiviste Krimmis, sealhulgas krimmi-tatarlased, tuli mõttele see liikumine luua. Sõda venis, Venemaa ei suutnud oma eesmärke saavutada ning oli selge, et kuulutatakse välja mobilisatsioon. Mobilisatsioon osutus liikumisele õnnistuseks, kuna Venemaa komandorid tegid ühe saatusliku vea. Nad sundisid Krimmi inimesi liituma Vene vägedega. See tähendas, et aktiivsed Ateši liikmed said siseneda Kremli armeesse, mis avas palju rohkem võimalusi sabotaažiks ja muudeks salajasteks operatsioonideks. Sealt hakkas liikumine kasvama, nagu Zoka märgib. Alates mobilisatsiooni algusest 2022 aasta sügisest mobiliseeriti esimesed Ateši agendid Vene armeesse. Mõned neist liitusid iseseisvalt, mõned neist võeti sundkorras. Sellest hetkest alates liikumine kasvas. Igal inimesel olid oma põhjused liitumiseks. Mõned olid veetnud oma elu korrakaitses ja tundsid sügavat ebaõigluse tunnet seoses sissetungiga näiteks. Teised olid lihtsalt tavalised inimesed, kes tundsid, et peavad tegutsema ja tegema seda, mis on õige. On olnud ka liikmeid, keda Ukraina sündmused mõjutasid otsesemalt. Zoka toob näiteks välja ühe väga emotsionaalse loo mehest, kes kaotas sõjas oma isa ja otsustas liituda Atešiga, et teda mingil moel kätte maksta. Kuigi nende taustad ja lood on erinevad, ühendab neid inimesi ühine eesmärk – ajada Venemaa Ukrainast välja ja lõpetada sõda. Nad täidavad oma missiooni mitmel erineval viisil. Näiteks 2022 aasta lõpus ja 2023 aasta alguses teatati, et Ateši liikmed ja teised partisanid süütasid Vene kasarmuid, õhkisid rahvuskaardi kontrollpunkte ja korraldasid varitsusi kolonnidele. Kuid suurem osa liikumise tegevusest toimub mitte tulevahetuse ja plahvatustega, vaid varjus, kus agendid jälgivad salaja Vene sõjaväebaase, kaitserajatisi ja ettevõtteid ning jagavad saadud teavet Ukrainaga. Sellest ajast alates on liikumisel agente kümnetes linnades, asulates ja piirkondades, alates rindele kõige lähematest kuni külma Siberi tundrani välja. Nad suudavad koguda tohutul hulgal luureandmeid kohtadest, kuhu Kiievi vägedel oleks tavaliselt väga keeruline ligi pääseda. Ja need luureandmed on mitmel korral osutunud hindamatuks. Tõepoolest, Ateši esindajad ütlevad, et nende agendid mängisid olulist rolli mitmetes Ukraina operatsioonides sõja varajases staadiumis, sealhulgas edukates rünnakutes Krimmi ümbruses asuva Vene Musta mere laevastiku laevadele ja taristule. Nagu Dešantlaev Minsk, allveelaev Rostov Doni ääres ja operatsioon Krabi, lõksrünnak laevastiku peakorterile Sevastopolis, mille tagajärjel hukkus kümneid kõrgeid Vene ohvitsere. Nagu Zoka selgitab, meie inimesed, aktivistid ja inimesed peakorteris ise panid kõik laevad kirja Sevastopoli lahes, millised neist olid remondis, millised õppustel, nende väljaõppe ajakavad. Tänu meie teavele suutsid kaitsejõud rünnata. Aja möödudes, kui Venemaa sai Atešist üha teadlikumaks, suurendasid Kremli luureteenistused jõupingutusi, et leida ja kõrvaldada kõik agendid Ateši ridades. Selle tulemusena pidi rühm muutuma targemaks, varjatumaks ja oma meetodites strateegilisemaks. Lisaks märgib Zoka, et suurenenud risk pani mõned inimesed liikumisest eemalduma, kartes oma elu ja lähedaste turvalisuse pärast. 2022 aastal oli rohkem entusiasmi. Paljud inimesed, keda ajendasid emotsioonid, toetasid meid ja püüdsid igal võimalikul moel aidata. Emotsioonid on vaibunud ja paljud riskialtid inimesed on okupeeritud aladelt lahkunud. Nüüd on see pragmaatilisem, süsteemsem ja metoodilisem. Aga see, et Ateš on natuke väiksemaks jäänud, ei tähenda sugugi, et ta oleks vähem tõhus. Kaugel sellest.
Tegelikult võib öelda, et liikumine on aja jooksul isegi tugevamaks ja mõjukamaks muutunud. Näiteks 2024 aastal korraldas ATESH projekti nimega Punt, mis tähendab inglise keeles Riot, mille raames loodi privaatne infokanal Vene sõjaväelastele, kes ei soovi osaleda Kremli enesetapjalikes rünnakutes rindel. See kanal annab neile sõduritele nõuandeid, kuidas nad saavad rindeoperatsioone edasi lükata või häirida. Näiteks valades tooreid mune sõidukite mootoritesse. See on kõigile osapooltele kasulik olukord. Sõdurid, kes järgivad kanali soovitusi, saavad vähemalt veidi kauem elus püsida, võites aega võimaliku põgenemise või deserteerumise jaoks. Samal ajal ei pea Ukraina väed muretsema selle pärast, et nende rindejoone positsioone ründaks nii palju rünnakugruppe. Varsti pärast kanali käivitamist võtsid sõdurid paljudest okupeeritud piirkondadest, sealhulgas Hersonist, Donetskist ja Zaporižiast, ühendust ATESHi liikumisega ning kinnitasid, et olid selle nõuandeid järginud. Nad kasutasid meie meetodeid, õppisid ja panid oma varustuse rikki minema. Nad ei läinud kuhugi. Selle väärtust ei saa alahinnata. Kuigi Venemaa rindepealsed rünnakud on tänapäeval enamasti ebaefektiivsed ja toovad Kremlile kaasa vaid suuri kaotusi, jätavad mõned neist siiski oma jälje. Mõned üksused suudavad mõnikord tungida Ukraina liinidest läbi või vallutada väikeseid maa-alasid, laiendades venelaste tugipunkti ja muutes neil järgmiste sammude planeerimise või isegi Ukraina positsioonide ümberpiiramise lihtsamaks. Neid rünnakuid aeglustades ja häirides piiravad ATESH agendid Venemaa võimet oma sõda Ukraina vastu pidada. Nad tekitavad Kremlile lisaprobleeme, mida lahendada ja peavalu, millega tegeleda, vähendades samal ajal mõttetut verevalamist mõlemal poolel. Teise näitena ATESH tegevusest toob Soka välja Musta mere laevastiku 126 eraldi rannikukaitsebrigaadi. See brigaad on paigutatud Hersoni rindele ja on korduvalt korraldanud rünnakuid Dnipro jõe delta saartel. Tänu ATESHile muutusid need rünnakud järsku palju vähem tõhusaks, kuna brigaad teatas katkistest veemootorratastest, kahjustatud kummipaatidest ja mootoritest, mis ei käivitunud. Kõik see oli salakavalate sabotaažiaktide tulemus Vene ridades. Zoka väidab, et probleem muutus nii ulatuslikuks ja laialdaseks, et Vene ametnikud pidid selles piirkonnas üksuste suhtes algatama eriuurimise, püüdes meeleheitlikult nende salajasi operatsioone ohjeldada. Ja see pole veel kõik. Liikumise agendid on jätkuvalt kogunud ja jaganud luureandmeid Ukraina kaitsejõududega. Nende raske töö jääb sageli märkamatuks, kuid Ukraina sõjavägi hindab seda väga kõrgelt. Tõepoolest, just tänu nende agentide kogutud tohutule hulgale teabele on Ukraina väed suutnud korraldada ja ellu viia nii palju edukaid lööke Venemaa taristu pihta. Viimastel aastatel on üha sagedamini teatatud drooni- ja raketirünnakutest nafta rafineerimistehastele, torujuhtmetele, laskemoonaladudele, kütusehoidlatele, raketitootmistehastele, droonitehastele, sadamatele ja nii edasi. ATESH agendid ei ole seotud kõigi nende rünnakutega, kuid on kindlasti oma osa andnud paljudes neist. Nad aitavad Ukraina droonimeeskondadel ja raketemeeskondadel täpselt mõista, kus asuvad olulised infrastruktuuriobjektid, kui tugevalt neid valvatakse, millised kaitsevahendid on ümbruskonnas, kus hoitakse või paiknevad kõige väärtuslikumad varad ja nii edasi. Zoka tõi välja mitu näidet mõjukatest rünnakutest, milles ATESH osales. Sealhulgas rünnakud naftarajatistele sellistes kohtades nagu Luhansk, Krimm ja Kafkasi sadam. Lisaks rünnakule Kaasani püssirohutehasele ja Baltimoori lennuväljale, kus Venemaa hoiab märkimisväärses koguses Su-34 pommitajaid ja droone. Ja rääkides lennuväljast, teatas Soka. Meie agent töötas seal ja meil õnnestus jälgida mitmeid droonioperaatoreid. Pärast seda õnnestus meil info edasi anda Donetski rindele. Kuna selliseid juhtumeid on järjest rohkem, on Venemaa taas suurendanud oma agressiivseid jõupingutusi ATESHi agentide tabamiseks, kuid partisaanid on alati suutnud sammu võrra ees püsida. Aga enne kui vaatame, kuidas nad seda teevad ja mõningaid nende viimaseid operatsioone, siis kui selline ülevaade sind huvitab, telli kindlasti The Military Show. Me teeme selliseid ülevaateid igal nädalal. Uskumatul kombel on üks viis, kuidas ATESH on suutnud nii tõhusaks jääda ja samal ajal avastamist vältida. See, et nad töötavad otse venelaste nina all. Nad on värvanud ja töötanud koos suure hulga Vene sõduritega, ilma et nende ülemad sellest arugi saaksid. See pole sugugi üllatav, sest sõja edenedes ja Venemaa moraali langusega on üha rohkem Kremli sõdureid hakanud mõistma olukorra tegelikkust, milles nende riik end leiab.
Nad mõistavad, kui mõttetu ja tulutu see niinimetatud erisõjaline operatsioon tegelikult on ning nad on näinud, kuidas nende kaasmaalasi koheldakse vaid kahurilihana, keda ikka ja jälle mõttetutesse rünnakutesse rindel visatakse. Paljud neist ei taha selles osaleda, kuid nad liitusid armeega kas vabatahtlikult või surve all enne, kui nad tõde mõistsid. Nüüd, olles sattunud kahe tulevahele, kuid siiski soovides teha õiget asja, on need sõdurid valmis koostööd tegema ukrainlastega, et seespoolt Moskva sõjapüüdlusi õõnestada. Ja Zokal on lugematul hulgal lugusid Vene sõduritest, kes astuvad esile ja seavad oma turvalisuse ohtu, et koguda luureandmeid, mis päästavad elusid. Zaporižja rindel võttis üks tegevteenistuses olev sõdur ühendust ja andis edasi plaanid rünnakuks ühele külale. See aitas Ukraina kaitseväelastel tuvastada rünnaku tegeliku suuna, mitte valet suunda, millega püüti meie kaitseid eksitada, ning nad suutsid rünnaku tagasi lüüa. Kogu rindejoone ulatuses on aset leidnud palju sarnaseid lugusid, kus Venemaa komandörid arvasid, et neil on mingi eelis või nad suudavad vaenlase üllatada, kuid Ukraina oli valmis ja ootas, et nad lõksu püüda. Ja see kõik on tänu Ateshile. Liikumise agendid jätkavad ka aktiivsete sabotaažioperatsioonide läbiviimist. Nad on katkestanud sideühendused, mida Venemaa kasutab sidepidamiseks ning oma sõjaliste operatsioonide koordineerimiseks ja planeerimiseks. Samuti on nad häirinud ja kahjustanud raudteesüsteemi. See on olnud Kremli sõjamasina ülioluline osa, et varustada vägesid toidu, vee, laskemoona ja relvadega. Näiteks 2026 aasta aprillis ilmuvad teated, et Ateši vastupanuliikumine hävitas sõjaväerongi veduri Rostovi piirkonnas. Juhtum leidis aset Likaja raudteejaama lähedal, mis on oluline sõjalise kauba transiidisõlm okupeeritud Zaporižja suunas. Selles piirkonnas liiguvad sageli rongid, mis veavad laskemoona, kütust ja isegi soomusmasinaid. Kuid tänu Ateshile ei tee üks neist rongidest seda teekonda enam kunagi. Rühm teatas, et hävitatud veduri maksumus oli vähemalt $150,000 lisades. Aga Venemaa jaoks on tegelik hind palju kõrgem. Vene raudteedel on juba terav puudus töökorras veduritest ning nende remondivõimekus on praktiliselt ammendunud. Iga veeremiüksus on oluline ja nüüd on üks veel kadunud. Veduri hävitamine peatas piirkonnas ka rongiliikluse, kuna mitu sõjaväerongi pidid ootama, samal ajal kui Vene raudteeametnikud üritasid kriisiga toime tulla. Hiljem samal kuul lõi Ateš uuesti. Liikumise enda sõnul suutis üks vapper agent imbuda okupeeritud Luhanski piirkonnas asuvasse elektrialajaama. Kui ta oli sees, hävitas agent elektritransformaatori. Peagi puhkes tulekahju, mis haaras endasse ka teisi seadmeid ja muutis alajaamas sisuliselt kasutuskõlbmatuks. See sama alajaam varustab elektriga lähedal asuvat raudteesõlme, mida kasutavad regulaarselt ka Vene sõjaväe varustusrongid. Kuna alajaam sai tugevalt kahjustada, oli ka sõlmjaamal raskusi tööga ning teatati mitmest rongide hilinemisest, kuna okupatsiooniväed pidid olukorraga kohanema ja otsima alternatiivseid varustusteid. Jällegi on selle tulemuseks see, et olulised varud ei jõua sinna, kuhu Venemaa neid vajab. Rindeejoone väed jäävad ressurssidest ilma, mis mitte ainult ei mõjuta moraali, vaid muudab ka nende piirkondade komandöride jaoks rünnakute planeerimise ja läbiviimise palju raskemaks. Iseenesest võivad need juhtumid tunduda väikesed, kuid nende mõju koguneb. Iga tegevus suurendab survet vaenlase logistikale, tuues esile partisani tegevuse erakordset ja sageli alahinnatud väärtust varustusahelate ja koordineerimise mõjutamisel. Ja on selgelt näha, et Moskva on Ateša tempudes tüdinenud ja väsinud. Grupp klassifitseeriti ametlikult terroristlikuks organisatsiooniks juba 2024. Nõlenda aastal koos teiste partisaanide ja vastupanuliikumistega. Selle tulemusena ei jälita Ateša operatiive mitte ainult kohalikud korrakaitsjad, vaid ka riigi kõrgeimad võimuesindajad. Soka märgib, et grupil on kannun sellised jõud nagu Föderaalne julgeolekuteenistus, FSB agendid, samuti Vene rahvuskaart ja kindralstaabi peavalitsus ehk GRU. Ja Venemaa ei karda kasutada räpaseid võtteid, et tabada neid, kes püüavad seespoolt tema tegevust häirida. Soka märgib, et vaenlane on näiteks loonud sotsiaalmeedia rakendustes nagu Telegram hulga võltsitud Ateši kontosid. Vene luureagendid teesklevad nendel kanalitel Ateši operatiive, lootes meelitada ligi inimesi, kes võiksid soovida liituda nende tegevusega, enne kui nad püünised üles seavad, et neid teolt tabada. Kahjuks, kuigi paljud inimesed on piisavalt nutikad, et neid lõkse vältida, ei saa seda öelda kõigi kohta. Näiteks 2024 aasta märtsis juhtus üks juhtum, kus 13-aastane poiss langes ühe sellise kanali lõksu.
Vene petised käskisid tal esmalt koguda foto- ja videoluuret kohast, kuhu Vene väed olid ajutiselt paigutatud, enne kui nad tõstsid panuseid ja palusid tal sooritada terrorirünnakuid ning isegi valmistada ette koolitulistamist. Nagu Zoka kinnitab, ei teeks tõeline Atesh kunagi midagi sellist. See ei ole huvitatud tsiviilisikute kahjustamisest ega kaose tekitamisest omaenda rahva seas. Selle agendid keskenduvad ainult sõjalistele sihtmärkidele, kasutades varjatud meetodeid Vene sõjapüüdluste häirimiseks. Kahjuks kahjustas see juhtum rühmituse mainet, kuna mõned inimesed uskusid Vene meedia väiteid, et Atesh kavandas tõepoolest terroritegevust. Isegi mõned meie agendid kirjutasid meile, väljendades oma rahulolematust, ja me pidime selgitama, et see ei vasta tõele. Meid üritati lihtsalt süüdi lavastada. Meil on moraalsed piirid, me ei ole terroristid. Õnneks taastus rühm peagi ja on sellest ajast alates järjest tugevamaks muutunud. Zoka märgib, et Ateshil on olnud palju uusi värvatuid okupeeritud Donetski ja Luhanski piirkondades, mis on olnud osaliselt Vene kontrolli all juba üle 10 aasta. Ta usub, et paljud inimesed nendes piirkondades on Venemaa okupatsioonist, korruptsioonist ja lubaduste täitmata jätmisest tüdinenud. Tõepoolest, raportid näitavad, et hoolimata president Vladimir Putini lubadusest vabastada Donbassi inimesed väljamõeldud Ukraina rõhumise alt, on nende piirkondade inimeste elukvaliteet pärast Vene vägede sissetungi järsult langenud. Näiteks Luhanskis on üha tavalisem, et kohalikud elanikud ei saa oma töö eest mitu kuud järjest palka. Mõned on isegi kaotanud oma töö ja nende asemele on võetud venelased. Samal ajal, kui paljudel on sõja tõttu kodud kahjustada saanud või hävinenud ning nad on jäänud kodutuks, sest Vene võimud ei ole suutnud neile korralikku eluaset pakkuda. Nagu Zoka märgib, petetakse inimesi, nad tunnevad end solvatuna ja tahavad ebaõigluse vastu võidelda. Ka venelased võtavad grupiga järjest rohkem ühendust, mida kuud edasi, seda rohkem. Kõigil neil on selleks oma põhjused. Mõned otsivad lihtsalt võimalust lisaraha teenida. Teised tunnevad end Vene armees lõksus olevat ja otsivad igasugust võimalust pääsemiseks. On ka neid, kes on sõjas pettunud või tunnevad, et neid peteti rindele minema. Nüüd moodustavad umbes 2000 agenti ja informaatorit selle suure liikumise, mis on alates 2022 aasta suvest märkimisväärselt arenenumaks muutunud. Agentidel on nüüd kasutada arenenumad turvavahendid, et vältida avastamist, näiteks VPN-id, mis varjavad nende veebitegevust ning ühekordsed seadmed, mis võimaldavad neil teiste partisaanidega ühendust pidada ilma vahele jäämata. Moskva jätkab samal ajal vaevanägemist ja rabelemist oma nõrkades katsetes Atesha tegevust takistada. Zoka märgib, et mõnes piirkonnas on Atesh peaaegu samal ohutasemel kui Ukraina ametlik luureagentuur GUR. Nagu ta lõpetuseks ütleb, nad võtavad meid väga tõsiselt ja nii peabki. Venemaa sõdurid on hirmul. Kuidagi on nad hakanud harjuma droonide sumiseva heliga pea kohal. See on lihtsalt sõja olemus Ukrainaga. Aga see, mida me praegu näeme, on teistsugune. Teispulm. Õudus taevast, mis on vaikne, avastamatu ja tapab Vene sõdureid massiliselt. Või otse öeldes, Putini käsilased on hirmul ja nad peaksidki olema. Marslased on maandunud. Ja nad on alles tehisintellektil põhineva hävituslaine algus, mis tabab Venemaa vägesid. Meil on esimesed vihjed selle kohta, mida Ukraina on lahinguväljale toonud. Mitte Ukrainalt endalt, vaid Venemaalt ja selle hirmunud julgeolekuteenistustelt. 21. aprillil avaldas Vene uudisteagentuur TASS tsitaadi Venemaa julgeolekuteenistuste allikalt, kes rääkis millestki koletuslikust taevas. Selliseid droone on raske eelnevalt droonidetektoritega avastada, ütles allikas süngelt. Seejärel andis allikas neile uutele droonidele nime ja selgitas, miks need panevad praegu iga Vene sõduri Ukrainas hirmust püksi tegema. Marslase drooni peamine omadus on see, et see töötab peaaegu täiesti vaikselt. Seda on kuulda ainult siis, kui see sihtmärgi poole sööstab, mis teeb eelpostide personalil marslase rünnaku hetke kindlaks määramise eriti raskeks, paljastas allikas. Vaikne, surmav, justkui mitte sellest maailmast. Hakkab tunduma, et Venemaa on toonud ulmeseta tankid ja kahuriliha ning tal pole vastuseid sellele, mille Ukraina on valla päästnud. Nimeta Vene allikad ei ole ainsad, kes toovad esile marslaste õudust. Holivkas, kus Ukraina ebamaised droonid on kõige rohkem kaost külvanud, on linna Vene poolt ametisse pandud linnapea Ivan Prehotko rääkinud silmad pärani õudusega, millega Putini käsilased nüüd silmitsi seisavad. Uued Ukraina droonid suudavad lennata kuni 300 kilomeetrit tunnis, ütleb Prehotko, mis teeb neist kiiremad kui enamik FPV ja fiiberoptilisi droone, mida rindel nähakse. Tõeline probleem Venemaa jaoks on lihtne. Ukraina uued droonid ei lenda enam operaatori juhendamisel, vaid neid juhib tehisintellekt. Need on elektroonilise sõjapidamise süsteemide jaoks avastamatud ja droonidetektorid ei tuvasta neid, paljastab Prehotko.
Ukraina ei räägi neist droonidest peaaegu üldse, mis tähendab ka seda, et ametlikest kanalitest ei tea me eriti midagi selle kohta, mis need marslased on. Aga me teame siiski mõnda asja. Üks neist on see, et lahinguväljal on nüüd näha üllatavat Google'i mõju. Jää meiega, et teada saada, kuidas see koos mõne muu huvitava marslaste kohta käiva infokilluga on kõiki ootamatult üllatanud. Aga praegu on reaalsus see, et Ukraina uute tehisintellektil põhinevate droonide tehnilised andmed on vähem tähtsad kui see, mida need droonid teevad, kui nad kasutusele võetakse. France 24 kordab seda, et need droonid on täiesti hääletud, kuni hetkeni, mil nad lähenevad mõnele õnnetule Vene sõdurile. Lisaks sellele on neil uutel droonidel kalduvus lennata nii madalal maapinna kohal, et õhutõrjesüsteemid ei suuda neid märgata. Taevasse suunatud radarid ei saa eriti midagi teha õhus tuleva ohu vastu, mis liigub maapinna lähedal. Ja kui sellele kõigele lisada veel tehisintellekt ja suur hävitusjõud, muudab see probleemi ainult tõsisemaks. Kui neid avastamatuid droone ei kasutata Vene sõdurite vastu, ründavad nad hoopis neid kaitsesüsteeme, mis on loodud nende avastamiseks. See tähendab Venemaa jaoks üht. Kui marslased on maandunud, tekivad teised droonidele ja relvastusele mõeldud lüngad. Tuleme tagasi selle juurde, mida me droonide kohta teame. Meil on teada nende liikumiskiirus. 300 kilomeetrit tunnis pole sugugi väike asi. Me teame ka, et need on vaiksed ja praktiliselt tuvastamatud ning et seal on mingisugune tehisintellekti komponent sees. Aga kus need pärinevad? Ja miks kõigi nende droonide seas, mida Ukraina on lahinguväljale toonud, kohtleb Venemaa just seda konkreetset mehitamata õhusõidukit nii, nagu oleks see tulnud otse kosmosest? Sellele teisele küsimusele saame vastata väikese ülevaatega ajalehest New York Times. See paljastab, et marslane, vähemalt selle tehnoloogia varasemates versioonides, näib olevat lennanud juba 2025. aasta jaanuari algusest. Tollal tunti seda nime all Bumblebee. Kuuldused selle võimekuse kohta hakkasid levima, kui Ukraina pani oma uue relva proovile. Väljaande sõnul suutis Bumblebee jaanuaris autonoomselt lennates Vene logistikaveoki otsekohe peatada. Mõni kuu hiljem lendas teine Bumblebee ilma igasuguse inimsekkumiseta ja tabas Vene soomukit, mis kasutas elektroonilise sõjapidamise süsteeme, mis olid loodud just selliste juhtumite ärahoidmiseks. Venemaal oli info juba liikvel. Ukrainal oli uus tüüpi droon, mida segajad ei suutnud peatada. Venemaa seadis Ukraina drooni kättesaamise prioriteediks ja sai peagi teada, et ainus viis selleks oli üks alla tulistada. Pigem õnne kui oskuste abil suutis Venemaa selle saavutada vaid paar päeva pärast Bumblebee droonirünnakut soomukile. Ukraina uue droonirusud saadeti integreeritud mehitamata lahenduste keskusesse, mis on üks Venemaa peamisi droonitootmisettevõtteid ja asub Moskva lähedal. Keskus uuris rususid ja andis Bumblebeele uue nime – Marslane, vene keeles Martsianin. See nimi ei tulnud tühja koha pealt. Põhjus, miks Venemaa andis Ukraina uuele droonile nii teistmoodi nime, oli võimalikus seoses organisatsiooniga, mida keegi poleks kunagi oodanud Ukraina sõjas osalemas. Ei, mitte Google, selleni jõuame veel. NASA. Me ei ütle, et NASA arendas Marsi drooni otse Ukraina jaoks, kuid Venemaa sõnul võid kindlalt eeldada, et tehnoloogia, mis võimaldab marslasel märkamatult nii paljude Vene sõdurite ja sõjatehnika pihta lennata, pärineb NASA Ingenuity programmist. Tšuba. 2020 aastal saatis NASA oma Ingenuity Marsi helikopteri sellele planeedile, mille järgi droon oma nime sai. See lendas esimest korda 2021 aasta aprillis ja järgmise 3 aasta jooksul tegi see eksperimentaalne droon kokku 72 lendu, mille eesmärk oli välja selgitada, kui hästi droon suudab lennata sellisel planeedil nagu Marss. Ingenuity droon ületas kõik ootused. NASA ise ütles, et droon suutis lennata kõrgemale ja kiiremini, kui varem arvati. Ja New York Timesi andmetel sooritas Ingenuity droon paljud neist lendudest iseseisvalt. Häirekellad hakkasid helisema integreeritud mehitamata lahenduste keskuses. Paarikuu jooksul hakati koostama raporteid, mis sisuliselt karjusid võimaliku USA osaluse kohta Ukraina hirmuäratava uue drooni loomisel. Üks neist raportitest kuulutas, et marslane kujutab endast tõsist ohtu ning lisas: tõhusaid vastumeetmeid ei ole ja neid ei ole ka lähitulevikus oodata. Pelkes tähendab see, et Ukraina tõi lahinguväljale peaaegu peatamatu drooni ning ainus viis see alla tuua on õnne korral see lihtsalt maha lasta. Venemaal on õigus kõiges selles, kaasa arvatud USA osalus. Kuid Ukraina Marsi droonidel pole näha ainult NASA jälgi. Mängus on veel üks mõjutaja ning selle osalus on palju otsesem. See mõju tuleb otse Google'ilt endalt ja nende vastuvoolu tegutsemisest, et tagada Ukrainale kõik vajalik Venemaa agressioonile vastu võitlemiseks. See üksi muudab Ukraina jaoks kõik. Aga enne kui sügavamale läheme, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui see on selline ülevaade, mida soovite näha, siis kindlasti tellige The Military Show. Mõju, mis marslases selgelt ilmneb, tuleb Google'i endiselt juhilt Eric Schmidtilt.
Schmidt läheb kaugemale kui enamik Ukraina üksiktoetajaid. Ta ei lepi vaid mõne tšeki kirjutamise ja heade sõnadega. Schmidt kasutab oma tehnoloogia ekspertiisi ja rahalist jõudu, et luua relvade allikas, mis tekitab Vene sõduritele õudusunenägusid. Marslane on üks neist relvadest ning see on Schmidti juhitud idufirma White Stalki toode. Forbes avalikustas selle ülisalajase sõjalise projekti olemasolu juba 2024 aasta jaanuaris. Kuigi pärast seda ei kuulnud me sellest mitu kuud midagi. Aga juba tol ajal kuuldust piisas, et veenda kõiki, kes tähelepanu pöörasid, et White Stalk võib olla Ukraina jaoks murranguline tegur. Schmidt asus tööle, värvates Silicon Valley parimaid ja andekamaid inimesi. Endised töötajad sellistest ettevõtetest nagu Apple, SpaceX ja Schmidti endine ettevõte Google jõudsid White Stalki, kus nad töötavad koos endiste USA föderaalagentuuride töötajatega. Hakati korrandama häkatoone. Schmidt kasutab oma märkimisväärset mõjuvõimu, et saada enda kätte tehnoloogiat, mida ükski teine eraettevõte ei suudaks hankida. Projekti eesmärk oli ja on siiani luua tehisintellektil põhinevaid droone, mida Ukraina saab kasutada. Kõik see töö ongi Marsase alguspunkt. Tehnoloogia, mis sai alguse NASA laboris ja jõudis lõpuks Marsile, on nüüd leidnud tee Ukrainasse. See ei vaja navigeerimiseks GPS-i. Piisab autonoomsest maastikuobjektide skaneerimisest. Umbes 10 kilogrammi kaaluga elektrimootor aitab tal vaikseks jääda. See on odav. See kasutab täiustatud elektrooptilisi sihtmärkide tuvastamise ja äratundmise süsteeme, mis kasutavad tehisintellekti, et tagada täpne tabamus just sinna, kuhu vaja. Isegi videod ja andmed, mida see Ukrainasse tagasi saadab, kasutavad täiustatud krüpteeritud signaale, mida Venemaa ei suuda lahti murda, mis tähendab, et Putini sõjaväe juhtkond ei saa isegi sõdurite hirmunud nägudelt vihjeid selle uue drooni kohta, kui nad näevad seda lähenemas. Marslane ei ole pelgalt unistus. See ei ole mingi hull idee, mille on välja mõelnud rikas mees, kellel on rohkem raha kui mõistust. Marslane on väga reaalne. See hävitab praegu Vene vägesid ja varustust, ja see on Putini jaoks tõsine probleem. Kuid see on alles jäämäe tipp. Sest tähelepanu pälviva marslase drooni taga on palju suurem probleem, millega Venemaa peab silmitsi seisma. Ukraina tehisintellekti revolutsioon on nüüd täies hoos. Ja Venemaa jääb sellest kaugele maha. Ukraina kaitseministeerium on juba väga selgelt välja öelnud, et peab tehisintellekti tõeliseks mängumuutjaks Ukraina võitluses Venemaa vastu. 4. mail tegi Ukraina kaitse tehisintellekti keskuse A1 tegevjuht Danilo Zvok selle selgeks ministeeriumi avaldatud kommentaarides. Zvok ütleb, et Ukraina tehisintellekti kasutamine ei seisne 100% autonoomse lahinguvälja loomises. See seisneb tõhususes ja relvade loomises, mis minimeerivad Ukraina sõduritele avalduvat ohtu, maksimeerides samal ajal Venemaale tekitatud kahju. Zvok kinnitab, et vähe sellest, ka selliste ettevõtete nagu Defense AI Center A1 töö, mis toimub koostöös Ühendkuningriigi valitsusega, on hädavajalik demokraatia kaitsmiseks kogu läänes. Demokraatiat peavad arendama kaitsevõimekust. Ilma tehisintellektita ei suuda nad rahu tõhusalt kaitsta, kinnitab Zvok. Võib-olla veidi enesehuvist kantud kommentaarid tehisintellekti tehnoloogia kurult. Kuid Zvoki bravuur paljastab, et Ukraina peab lahinguväljale toodavat tehisintellektil põhinevat relvastust üheks tähtsaimaks edusammuks võitluses Putini autoritaarsuse vastu. Marslane on uue tehisintellektil põhinevate droonide laine esirinnas, mis lõhuvad Vene pealetungi. Ja Ukraina tehisintellekti laine ei hõlma ainult droone. Veel mitmed relvad automatiseeritakse, et anda Ukrainale eelis Putini rüüstavate vägede vastu, millest räägime lähemalt mõne minuti pärast. Jäädes hetkeks droonide juurde. Ukraina presidendi kantselei juht ja endine üks Ukraina peamisi luurevaldkonna mehi, Kirillo Budanov, on väitnud, lahinguväli on jõudnud punkti, kus olemasolevate tehnoloogiate piirid on saavutatud, mis sunnib esile uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, kui Ukraina tahab ees püsida. Vajalik on üleminek autonoomsetele süsteemidele. Need peaksid olema platvormid, mis suudavad iseseisvalt sihtmärke tuvastada ja manööverdada ilma otsese inimkontrollita. Ukrainal on selles valdkonnas juba arenguid ning eeldatavasti saavad neist lähitulevikus lahinguväljal oluline ja potentsiaalselt ootamatu tegur, kinnitab Budanov. Seega ei pruugi me veel olla punktis, kus lahinguväli on 100% autonoomne, kuid midagi sellist näib olevat Ukraina eesmärk. Ukraina ei räägi sellest kõigest lihtsalt teoreetilise tuleviku üle mõtiskledes. Raha ja aega pannakse selle nimel, et muuta lahinguväli võimalikult autonoomseks. Ettevõtted nagu Swarma, mis arendab tarkvara, millega saab koordineerida igasugustest mehitamata õhusõidukitest koosnevaid drooniparvi, töötavad selle nimel, et Ukraina tehisintellekti tehnoloogia oleks võimalikult laialdaselt kasutusel tema mehitamata süsteemide vägedes. Swarma tehnoloogiat on Ukraina relvamonitori andmetel alates selle kasutuselevõtust 2024 aasta aprillis kasutatud juba enam kui 100 000 missioonil Ukrainas. Sellised ettevõtted nagu White Stalk arendavad spetsiifilisemaid tehnoloogiaid ja droone.
kuigi isegi üksikud süsteemid võivad inspireerida tulevasi droonipõlvkondi, mida Ukraina lahinguväljale toob. Ukrainal on rohkem kui küllalt ettevõtteid, kes töötavad selle nimel, et muuta tema droonipõhine strateegia reaalsuseks. Droonisektoris on juba olemas tõeline kaitsetööstuse hiiglane ning eeldatavasti toodetakse 2026 aastal ainuüksi Ukrainale 7 miljonit drooni, teatab Kiievi Independent. See tähendab umbes 19 000 drooni tootmist päevas. Mõned neist maksavad vaid $500, kuid on siiski võimelised hävitama mitmemiljonilisi Vene süsteeme. Näiteks õhutõrjevahendeid, mis praegu marslase vastu nii halvasti läbi kukuvad. Tehisintellekti vallas on Ukrainas nüüd üle 200 ettevõtte, mis arendavad droonide ja droonidega seotud tehnoloogiaid, mis kasutavad tehisintellekti. Need ettevõtted on ühiselt registreerinud üle 300 tehisintellektiga seotud drooniarenduse Ukraina Brave One platvormil, mille Ukraina lõi selleks, et tagada koostöö oma detsentraliseeritud droonitootjate vahel ning et need tootjad saaksid otsest tuge Ukraina valitsuselt. Praegu on lahinguväljal Ukrainal kasutusel üle 70 süsteemi, mis kasutavad tehisintellekti tehnoloogiat. Me rääkisime teile varem, et marslane, ükskõik kui hirmuäratav see Putini sõdurite jaoks ka poleks, on vaid jäämäe tipp. Seda me mõtlesimegi. Ukraina ebamaine droon juhib tervet revolutsiooni, mis muudab venelaste püksid pruunimaks kui Putini käsiraste ninad. See, mida Ukraina praegu teeb, on sisenemine uude sõjapidamise faasi, mis ei sarnane millelegi varem nähtule. Tehisintellekti integreerimine võimaldab Ukraina droonidel iseseisvalt tuvastada ja sihtmärkidele lukustuda, liikudes samal ajal keerulistes tingimustes, kus kasutatakse elektroonilist sõjapidamist. Need droonid suudavad töödelda palju rohkem andmeid palju kiiremini, kui inimene kunagi suudaks, mis juba võimaldab teha reaalajas muudatusi Ukraina droonide tegevuses minimaalse inimoperaatorite sekkumisega. Me näeme autonoomia koidikut. Ja ei lähe kaua, kui tehisintellekti droonide päike tõuseb nii kõrgele, et see kõrvetab Venemaad. Iga päev testitakse uusi droonide ja tarkvara prototüüpe, millest suure osa rahastavad Ukraina ja tema partnerid. Nüüd on meil sellised inimesed nagu Erik Schmidt, kes tegutsevad ristisõdijatena Venemaa eesmärgi nimel, oma raha mängu pannes, et tuua tehnoloogiat, mis tundub justkui otse tähesõdadest välja võetud. Relvad, mis olid kunagi piiratud nende külge kinnitatud fiiberoptiliste kaablite või operaatorite lahinguvälja teadmistega, suudavad nüüd lennata parvedena, valides sihtmärke liikumise pealt, ületades kõik Venemaa takistused nende peatamiseks. Aga enne uue päeva koitu peab Ukraina jätkama ehitamist. Tehisintellekt pakub droonide vallas selgelt palju eeliseid, kuid kui on üks asi, mida oleme õppinud Ukraina kohta pärast seda, kui Putin alustas oma sissetungi, siis on see, et Ukraina ei jäta ühtegi avastust kasutamata, kui see on kord tehtud. Tehisintellektiga droonid on autonoomse revolutsiooni esirinnas, kuid Ukraina integreerib tehisintellekti palju rohkematesse relvadesse kui ainult marslane ja selle sarnased. Me näeme tehisintellekti juba igal pool ja see tähendab halbu uudiseid Venemaa jaoks. 9. mail avaldas Kiev Post, et Ukraina on Brave One klastri kaudu välja töötanud uue tehisintellektiga juhitava torni, mida kasutatakse Vene fiiberoptiliste droonide jälgimiseks ja hävitamiseks. Seda tüüpi droonid on sarnased Ukraina tehisintellektiga droonidega selles mõttes, et neid ei saa elektroonilise sõjapidamisega peatada, kuigi nad ei ole autonoomsed ja nende tegevuspiirkond on piiratud kaablite pikkusega. Ukraina vastus nendele droonidele on rohkem tehisintellekti, mis on sisse ehitatud tornidesse, mis on nüüdseks aktiivsed 10 üksuses üle lahinguvälja ning mis tõenäoliselt peagi levivad ja saavad standardseks kaitseks ühe tähtsaima relva vastu, mida Venemaa rindel kasutab. Me näeme isegi, kuidas Ukraina lisab tehisintellektiga teistesse relvadesse, mis tunduvad ebamaistena. Samuti 9. mail teatas Interesting Engineering, et Ukraina katsetab uut droonitõrje laserit, mille tööulatus on umbes 5 kilomeetrit. Trisubiks nimetatud laser on jõudnud oma viimasesse testimisfaasi, enne kui see lahinguväljale saadetakse. Laserkaitse abil saab Ukraina tulistada alla Vene Shahedi droone praktiliselt ilma kuluteta, kuna pole vaja toota füüsilisi laskemoona ega tõrjedroone. Laserit on juba edukalt testitud sihtmärkide peal, mis on vaid 18 sentimeetrit suured, mis tähendab, et Shahedid ei kujuta probleemi. Tehisintellekti kasutatakse selleks, et kiiresti jälgida ja sihtida Venemaa lähenevat drooni, enne kui laser nii kiiresti tulistab, et droon on juba maas, enne kui see aru saab, mis teda tabas. Ja kas sa mäletad, kui me varem mainisime, et Ukraina peab seda tüüpi tehnoloogiat nii oluliseks, et usub, et see suudab kaitsta demokraatia enda mõistet? See ei ole lihtsalt tühi jutt Ukrainalt. NSS ajakiri avaldas aprillis, et Ukraina jagab oma drooni ja tehisintellekti põhistest süsteemidest kogutud andmeid oma lääne liitlastega, et nood saaksid neid kasutada oma enda tehisintellekti mudelite treenimiseks. See tähendab, et tehisintellektist saab Ukrainale lahinguväljal rohkem kui lihtsalt tööriist. Droonid nagu marslane muutuvad Putini ja tema käsilaste jaoks veelgi hirmutavamaks, sest Ukraina kasutab aktiivselt kogutud andmeid, et muuta end veelgi olulisemaks nende riikide jaoks, kes tahavad seista vastu Putini türanniale. Ukraina edusammud on kogu lääne ühised saavutused.
Ja see tähendab, et Venemaa seisab silmitsi üha ühtsema läänega. Mitte ainult ideoloogiliselt, vaid ka võimekuse poolest Venemaaga toime tulla. Venemaa püüab sammu pidada. Ta arendab oma enda tehisintellektiga droone ja üritab seda tehnoloogiat Ukraina vastu kasutada. Venemaa droonid on altid vigadele ja ei ole nii arenenud kui isegi Ukraina tehisintellekti varasemad versioonid. Venemaa enda raportite kohaselt saavutab Ukraina autonoomne lõppjuhtimine, mida kasutatakse näiteks Marsi droonil, otsese tabamuse määra üle 70%, mis on hullumeelne, arvestades õhutõrjet, elektroonilist sõjapidamist ja kõiki muid vastumeetmeid, mille Venemaa on loonud. Tegelikkus, millega Putin nüüd silmitsi seisab, on lihtne. Marslased on maandunud. Ja nad on alles algus Ukraina edusammude seerias, mis on muutnud kaasaegse sõjapidamise reegleid. Tehnoloogia läheb paremaks. Venemaa pükstele tekivad järjest suuremad plekid. Ja tehisintellekti toel toimuv tapatalg, mis juba käib ja läheb ainult hullemaks, võib potentsiaalselt Putini invasiooni otsekohe peatada. Venemaa on sõjatsoon. Jah, kogu Venemaa. Lennubaasid põlevad, naftarafineerimistehased leegitsevad, droonid tabavad sihtmärke sadade miilide kaugusel rindest, just kui see poleks midagi erilist. Kohad, mis pidid olema puutumatud, saavad nüüd tabamusi. Ja sõnum on, mitte kusagil pole turvaline. Ja siin on osa, mis Moskvale tõeliselt haiget teeb. See ei juhtunud üleöö, see on aastaid kasvanud. Üks rünnak korraga, igaüks sügavam, julgem ja raskem peatada. Venemaa arvas, et võib lihtsalt üle Ukraina piiride marssida ja võtta mida tahab. Venemaa ei oodanud suurt vastupanu ja kindlasti ei oodanud ta, et peaks kunagi taluma vasturünnakuid oma enda pinnal. Aga Venemaa eksis rängalt. Ukraina pani vastu, Ukraina kaitses oma territooriumi. Ja aja möödudes läks Ukraina veelgi kaugemale, saates droone, rakette ja korraldades isegi terveid sissetunge Vene piirkondadesse. Tükkhaaval üks rünnak korraga tõi Ukraina sõja Venemaa enda koju. See muutis kogu riigi aktiivseks sõjatsooniks, kuni selleni välja, et riigi endine kaitseminister ja praegune julgeolekunõukogu sekretär Sergei Shoigu tunnistas 2026. aasta märtsis, et ükski Venemaa piirkond ei saa end turvaliselt tunda. Siin on ülevaade sellest, kuidas asjad selleni jõudsid, kuidas Venemaa ebaõnnestus nii rängalt oma eesmärkide saavutamisel ning kuidas Ukraina tõusis üles, trotsides kõiki ootusi ja andes oma vaenlasele maitsta tema enda rohtu. Sest kui sõda algas, oli mõttegi sellest, et Ukraina suudaks korraldada isegi väikese rünnaku Venemaa pinnal, peaaegu mõeldamatu. Need kaks riiki võisid olla naabrid, keda sidusid tihedad ajaloolised ja kultuurilised sidemed. Kuid sõjalistes küsimustes olid nad teineteisest valgusaastate kaugusel. Üks neist oli tõeline sõjalise maailma koljat, ajalooline jõud, kellel oli üks maailma suurimaid ja tugevamaid maismaa-armeesid. 1000 tankid, 10 000 soomusmasinad, Nõukogude laod ääreni täis soomustehnikat ja laskemoona, tohutul hulgal suurtükke, pomme ja rakette, mis olid valmis tekitama kujuteldamatut hävingut. Lisaks sellele uhkustas Venemaaga maailma juhtivate õhu- ja merevägedega ning ligi 1 miljoni tegevteenistuses oleva sõjaväelasega. Vastupidiselt sellele oli Ukraina suurte sõjaliste jõudude seas vaevu märgatav. Seda ei peetud üldse tõsiseks jõuks, mistõttu paljud eksperdid arvasid, et kui Venemaa peaks tungima, siis Ukrainal oleks raske tõsist vastupanu osutada. Isegi kõige optimistlikumad analüütikud arvasid, et Ukraina suudab ehk vähemalt osa oma territooriumist kaitsta, kuid ei näinud ette, et Kiievi väed suudaksid Vene varadele või infrastruktuurile väljaspool oma piire mingit tõsist kahju teha. Kuid ei läinud kaua aega, kui ilmesid esimesed märgid Ukraina varjatud tugevusest. Tõepoolest, juba sõja esimestel kuudel hakkasid levima kuulujutud. Levisid sosinad rünnakutest Venemaa sees asuvatele rajatistele, näiteks naftabaasile Belgorodi piirkonnas. Paljud neist juhtumitest jäid kinnitamata. Mõnda neist peeti isegi Kremli poolt tahtlikult välja mõelduks, et õhutada avalikkuse viha Ukraina vastu ja tugevdada toetust sõjale. Kuid nädalate ja kuude möödudes näis, et selliseid juhtumeid hakkas üha rohkem aset leidma. Venemaa piirialadel toimus kahtlasi plahvatusi, naftabaasides puhkesid tulekahjud ja aset leidis isegi droonirünnakuid. Hiljem selgus, et vähemalt osa neist rünnakutest ei olnud toime pandud mitte Ukraina vägede, vaid Venemaa enda sõjavastaste rühmituste poolt. Rühmituse Stop the Wagons diversandid hävitasid näiteks oma riigi raudteetaristut, et aeglustada varustuse ja laskemoona jõudmist rindele.
ja kuigi Ukraina polnud nende rünnakute eest otseselt vastutav, olid need esimesed tõendid selle kohta, et Venemaa ei pääse sellest niinimetatud sõjalisest erioperatsioonist puutumatult. Ja 2022. aasta lõpuks, vähem kui aasta pärast sõja algust, viis Ukraina läbi oma esimese kinnitatud rünnaku. Tegelikult lausa 2 rünnakut. Need toimusid Engelsi ja Tagaliibo lennubaasides sügaval Venemaa territooriumil, kaugel Ukraina piiridest. Neid baase kasutati Venemaa kõige väärtuslikumate ja arenenumate pommituslennukite hoidmiseks. Lennukid nagu Tupolev 95, strateegiline pommitaja, mis võeti kasutusele Nõukogude Liidu ajal ja mida kasutatakse tiibrakettide rünnakuteks Ukraina taristu pihta. 2022 aasta 5. detsembril süütas Ukraina mõlemad need lennubaasid, kostsid plahvatused ning teatati nii taristu kui ka lennukite kahjustustest. Järgmine rünnak tabas Engelsi lennubaasi mõni nädal hiljem, 26. detsembril, andes väärtuslikku tõestust, et esialgsed löögid polnud üksikud juhused ega õnnetus, ning et Ukraina oli täiesti valmis ja suuteline tabama venelasi seal ja siis, kui nad seda kõige vähem ootasid. See oli esimene kord, kui Venemaa tõeliselt tundis, et sõda jõuab koju kätte, kuid see polnud sugugi viimane kord. 2023 aastal hakkas sõda muutuma. See oli alanud tavapärase konfliktina, kus Venemaa toetus suuresti tankikolonnidele ja soomukitele, püüdes vastast üle jõu käia. Ukraina kaitsjad kaevasid samal ajal kaevikuid ja rajasid kindlustatud positsioone, kasutades kõiki relvi ja suurtükke, mis neil kätte õnnestus saada, et tõrjuda vaenlase rünnakuid. See oli kurnamissõda, kus mõlemad pooled liikusid edasi-tagasi ega erinenud eriti paljudest teistest konfliktidest, mis olid toimunud 20. ja 21. sajandil üle maailma. Aga siis tulid droonid. 2022 aasta lõpuetappidel ja 2023 aasta alguses hakkas Venemaa üha sagedamini kasutama droone, et korraldada õhurünnakuid Ukraina rindepositsioonidele ja tsiviilinfrastruktuurile. Ukraina oli sunnitud end kaitsma uue ja hirmuäratava ohu eest. See oli kiire, odav ning seda oli Venemaal lihtne masstoodanguna toota. Seda sai kasutada tohututes kogustes. Õhus sumisevad lõhkelaingutega drooniparved, mida on radariekraanidel raske tuvastada ja mida on üllatavalt keeruline tavapäraste kaitsevahenditega alla võtta, suudavad ühe öö jooksul põhjustada kohutavalt palju kahju. Aga Ukraina ei jäänud lihtsalt selle uue droonisõja ajastu all kannatama. Ta õppis sellest. Ta kohanes ja hakkas arendama omaenda kodumaist droonitööstust. Kui Moskva suutis seda teha, siis suutis ka Kiiev. Ja 3. mail 2023 sai maailm aimu, milleks Ukraina droonid võimelised on, kui mitu neist tabasid järjekordset Vene lennuvälja, seekord Brjanski piirkonnas. Tabati 2 sihtmärki, 2 veel hävitati täielikult, 1 drooni ei leitudki. Samal päeval ilmusid teated ka droonirünnakust Kremlile endale, mis on Venemaa valitsuse asupaik. Hiljem samal kuul märgati Moskvas veel droone. 8 neist jõudsid pealinna. Ja kuigi need ei põhjustanud tol hetkel suurt kahju, oli see siiski tohutu uudis. Ukraina, see väike riik, kellel keegi ei oodanud isegi tõsist vastupanu, oli kuidagi suutnud korraldada rünnaku Venemaa pealinna vastu peaaegu 300 miili kaugusel oma piiridest. Venemaa pealinn ja suurim linn, kus elab üle 13 miljoni inimese. See sama koht, kus riigi rikkaimad oligarhid ja näiliselt kõikvõimas president Vladimir Putin veedavad suure osa oma ajast, sai Ukraina relvadega pihta. Kui Kiiev suutis juba sõja esimesel aastal midagi sellist korda saata, samal ajal, kui tuli veel tõrjuda tugevaid Vene rünnakuid rindel ja peaaegu lakkamatuid õhurünnakuid ööpäevaringselt, siis milleks veel võiks ta võimeline olla? Me pidime seda peagi teada saama. Aasta 2023 jooksul muutusid Ukraina droonirünnakud üha tavapärasemaks, kuid Kiievil oli varuks midagi veel suuremat. Hiliskevade ajal ületasid relvajõud Ukraina piiri ja sisenesid Venemaa Belgorodi piirkonda, andes märku esimesest suuremast maismaa sissetungist, millega Venemaal tuli silmitsi seista. Väed koosnesid peamiselt mitte-ukrainlastest vabatahtlikest, näiteks Kremli vastastest Vene rühmitustest nagu Venemaa Vabaduse Leegion, samuti teistest võitlejatest Poolast ja Valgevenest, kuid see oli siiski sõjas suurim piiriülene rünnak kuni selle hetkeni. Vabatahtlikud võitlejad saboteerisid, kahjustasid ja hävitasid Vene infrastruktuuri ja varustust, toetades samal ajal Ukraina kaitsjaid Sumõ ja Harkivi suunal. Nad mõjutasid sügavalt ka Kremli vägede moraali. Nii paljudele neist sõduritest oli valetatud. Neile oli öeldud, et nad on kangelased saadetud missioonile Ukraina vabastamiseks. Neile pandi uskuma, et Ukraina rahvas võtab nad avasüli vastu, et nende sõjaline erioperatsioon saab läbi mõne nädalaga ning et Vene lipud heisatakse Kiievi tänavatel kergesti.
Need väited osutusid mitte ainult ilmselgelt valeks, vaid nüüd olid opositsioonijõud sõna otseses mõttes Venemaa väravate ees, murdes läbi ja tungides nende kodumaale. Mitte miski sellest ei pidanud juhtuma. Ja paljude jaoks Venemaal oli see hetk, mil esimest korda tundus, et sõda libiseb kiiresti ja ohtlikult Kremlil kontrolli alt välja. Ja asi pidi minema veel palju hullemaks. Aga enne kui me sellesse süveneme, selgitame, miks me seda sõjasaadet teeme, et näidata, kuidas võim tegelikult liigub. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa järgmisi osi maha ei magaks. Aasta 2024 osutus selles konfliktis mitmes mõttes pöördeliseks. Putin ja tema Kremli kaaslased lootsid, et just see aasta on see, mil Vene armee murrab Ukraina vastupanu lõplikult, korraldades ulatusliku pealetungi kogu rinde ulatuses, et purustada riigi kaitse ja sillutada tee võidule. See ei läinud aga sugugi nii. Selle asemel, et nõrgeneda, tugevnes Ukraina aastal 2024 märgatavalt. Nende droonirünnakud Vene sihtmärkide vastu muutusid sagedasemaks ja strateegilisemaks. Kiievi komandöörid hakkasid sihtmärke valima veelgi hoolikamalt, keskendudes lisaks lennuväljadele ja laskemoonaladudele ka naftataristule. Nad mõistsid, et nafta oli ilmselt kõige olulisem ressurss, mis Venemaal kasutada oli, sest just nafta toitis Kremli sõjamasinat nii otseselt kui ka kaudselt. Seda kasutati kütusena, mis hoidis tankid liikumas ja pommitajad õhus. Ja see tõi ka tohutult raha Venemaa majandusse, mida Putin sai kasutada sõja jätkamiseks, sõdurite palkade maksmiseks ja ulatusliku sõjatehnika tootmise kulude katmiseks. Kui Ukraina suudaks Venemaa naftataristu hävitada, võiks ta potentsiaalselt sõja võita ja just seda ta tegigi. 2024. aasta jooksul toimus vähemalt 84 kinnitatud Ukraina rünnakut Venemaa naftataristule, peamiselt rafineerimistehastele, aga ka torujuhtmetele ja mahutitele. Ukraina raevu täielikku jõudu tundis ka sõjaline taristu ja enam ei olnud tegemist ainult droonidega. Kiievi kiiresti arenev kodumaine kaitsetööstus tootis samuti suuremaid ja paremaid rakette, mis suutsid lennata kaugemale ja kiiremini kui varasemad. Isegi ületades paljude lääne laskemoonade võimekust, mida Ukraina liitlased üle Euroopa ja mujalt olid Ukrainasse saatnud. Sellel perioodil toimus näiteks üle 50 Neptun raketirünnaku ning isegi kaugmaa droonirünnakuid sihtmärkidele, mis asusid ligi 1000 miili kaugusel Venemaa territooriumil, nagu Kupoli elektromehaanikatehas Iževski piirkonnas. See oli ka umbes samal ajal, kui Ukraina liitlased lõpuks lubasid Ukrainal kasutada oma relvi sihtmärkide ründamiseks Venemaa territooriumil, mitte ainult okupeeritud aladel. Ka see muudab Ukraina Moskva jaoks suuremaks ohuks, kuna Euroopa Storm Shadow'd ja Ameerikas toodetud raketid langevad lennuväljadele ja teistele olulistele objektidele. Ka merel oli Ukraina oma rünnakutes väga aktiivne. Ukraina viis läbi arvukalt laastavaid lööke Venemaa kurikuulsa Musta mere laevastiku vastu, uputades selle lipulaeva ristleja Moskva 2022 aastal ning hävitades praeguses sõjas veel mitmeid dessantlaevu, raketilaevu ja isegi allveelaevu. Lõpuks oli kahju nii suur, et Vene komandörid otsustasid suurema osa laevastikust turvalisematesse vetesse ümber paigutada, viies ära alused, mis varem olid strateegilistes kohtades otse Krimmi ranniku lähedal. See muutis need laevad mitte ainult väiksemaks ohuks raketirünnakute mõttes Ukraina pinnale, vaid avas ka koridorid teravilja ja teiste kaupade ekspordiks Ukrainast, andes riigi raskustes majandusele veidi uut hingamist. Siis järgnes veelgi suurem rünnak, Kurski sissetung. 6. augustil 2024 tõid Ukraina väed sõja kibeda reaalsuse Venemaale tagasi nagu kunagi varem, luues omaenda uue rindejoone Kurski piirkonnas. Neil polnud kavatsust Venemaa territooriumi üle võtta ega tsiviilisikuid tappa, nagu Kreml oli Ukrainas teinud. Selle asemel oli see strateegiline otsus, viis suunata Vene vägesid ümber, kes olid hakanud mõnes teises piirkonnas Ukraina positsioone arvuliselt üle kaaluma ja üle jõu käima, sundides neid oma ressursse hajutama ja jagama, et Kurski sissetungi vastu seista. See andis Ukraina vapratele kaitsjatele aega ja hingamisruumi. Alguses kohtasid Ukraina väed vähest vastupanu. Piirkonnas polnud piisavat Vene vägesid, et tõsisemat vastupanu osutada ning paljud neist olid kogenematud ja ettevalmistamata sellise sissetungi vastu tegutsemiseks. Selle tulemusena hõivas Kiievi armee kiiresti strateegiliselt olulised linnad ja külad, võttis vange ning hävitas või hõivas kogu leitud Vene varustuse. Oma tipul oli Ukraina relvajõududel sõjaline kohalolek enam kui 80 Vene asulas ning nad pidasid vastu kuni 2025 aasta märtsini, mil Kiievi komandörid tegid mõistliku otsuse taanduda. Venemaa püüdis seda kujutada mingisuguse võiduna.
Tegelikkuses oli see ränk kaotus. See oli esimene kord aastakümnete jooksul, kui mõni vaenlase vägi suutis ületada Venemaa piiri ja võtta kontrolli alla osa selle territooriumist. Ja isegi kui Ukraina lõpuks piirkonnast lahkus, tekitasid nad siiski palju kahju ja ohvreid ning jätsid venelastele tegelemiseks miine ja improviseeritud lõhkeseadeldisi. See hajutas vaenlase tähelepanu piisavalt kauaks, et Ukraina saaks taastuda ja koonduda teistes rindepiirkondades, takistades Kremlil vallutamast ühtegi suuremat linna või asulat. Üldiselt oli 2024. aasta Ukraina jaoks muljetavaldav, kui rääkida edukatest vastulöökidest vaenlase pihta. 2025. aasta oli veelgi parem. Aasta polnud veel õieti alanudki, kui Ukraina droonid sihtisid juba Moskvat. Korraldati massiivne rünnak, millest saadeti Ukrainast teele 240 mehitamata õhusõidukit, mis ületasid piiri ja ründasid nii sõjalisi kui ka naftataristuid üle Venemaa piirkondade. Ja see oli alles algus. 2025. aasta jooksul muutusid Ukraina droonirünnakud Vene positsioonidele igakuistest või 2 nädala tagant toimuvatest rünnakutest peaaegu igapäevasteks. Selleks ajaks oli Ukraina droonisõja kunsti täielikult omandanud ja ületas oma vastast nii mitmekesisemate ja tõhusamate droonide tootmises kui ka nende kasutamises taristu hävitamiseks ja vastase moraali murdmiseks. Samuti tootis Ukraina mehitamata õhusõidukeid palju suuremates kogustes kui kunagi varem, kasvades 20 000 kuus kuni 200 000 nii. Sõjatööstusettevõtted, naftarafineerimistehased, laod, lennuväljad, üks sihtmärk teise järel lasti õhku ja süüdati Ukraina kamikaatse rünnakutes. Rünnakud naftataristule muutusid sagedasemaks ja Putin hakkas tundma tagajärgi seal, kus see talle kõige rohkem korda läheb, majanduses. Ukraina rünnakud läksid Venemaale hinnanguliselt maksma $12 miljardit, kuna loendamatu hulk naftat läks leekidesse ja tootmisvõimsus vähenes oluliselt. Droonid ja raketid hävitasid ka osa Kremli kõige väärtuslikumatest sõjalistest varadest, nagu õhutõrjesüsteemid ja radarid, mille koguväärtus ulatub miljardite dollariteni. Seejärel tuli kõigist kõige laastavam ja ikoonilisem rünnak. Operatsioon Ämbliku võrk. 2025. aasta 1. juunil viis Ukraina ellu plaani, mida oli ette valmistatud üle aasta. See peitis 10 droone veoautodele, mis saadeti seejärel mitmesse strateegilisse asukohta üle Venemaa otse suurte lennubaaside kõrvale. Kui veoautod olid positsioonil, avati need ja droonide parved lasti valla, külvates tuld Venemaa tuumavõimekusega pommitajate ja teiste lennukite pihta. Teatete kohaselt hävitas rünnak umbes 1/3 Venemaa pommituslennukite pargist, hävitades või kahjustades miljardeid dollareid väärt Kremli tehnikat kõigest 1 päeva jooksul. Musta mere laevastik oli samuti Kiievi sihikule võetud. Toimus mitu suurt rünnakut. 2025 aasta jooksul, mille käigus kahjustati ja isegi uputati mitmeid Vene laevu. Hävitati olulist mereinfrastruktuuri nagu Nolossiki allveelaevade sadam ning saadeti Kremlile selge sõnum. Poole vahet, kui kaugele sa jooksed või kuhu sa oma laevad peidad, need leitakse üles ja need hävitatakse. Ja nii jõuame aastasse 2026. Sõja järjekordsesse pöördelisse aastasse, sõjas, mis Venemaa sõnul pidi kestma vaid mõne nädala. Pärast aastaid kestnud pingutusi, aastaid kannatusi ja aastaid Venemaa lakkamatute rünnakute talumist oleks Ukraina võinud hakata kõikuma. Tegelikult just sellele Putin lootiski, arvates, et kui ta suudab sõda piisavalt kaua venitada, hakkab Ukraina lõpuks tema hiiglasliku sõjamasina surve all murduma, painduma ja lagunema. Aga seda pole juhtunud. Kui 2026 aasta algas, ei andnud Ukraina järele. Ta ei taganenud, ta tõstis panuseid. Ukraina jätkas hävitavate löökide andmist Venemaa piirkondade naftataristule. Ukraina kiirendas täiesti uute relvade, nagu kaugmaarakett Flamingo, arendamist ja kasutuselevõttu, jätkates samal ajal sõdimist liitlaste poolt antud relvadega, nagu Prantsusmaalt ja Ühendkuningriigist pärit Storm Shadow'd ning muud välismaised raketid. 2026 aasta veebruaris ründas Ukraina Venemaa raketikütuse tehast Tveri piirkonnas. Märtsis järgnes sellele rünnak mikrokiipide ja raketiosade tootmise tehasele. Flamingot hakati üha sagedamini nägema. Esmalt ründas ta Kaputsini õue katsepolügooni, seejärel tabas ta Votkini tehast, mis on oluline koht Venemaa kaitsetööstuskompleksis. Ukraina täiustas samuti oma droonitaktikat, rajades uusi teid ja püstitades rekordeid, näiteks 8. märtsi ööl, kui käivitati hämmastavad 754 drooni, rohkem kui kunagi varem, sihtmärkide pihta üle kogu Venemaa ja okupeeritud aladel. Järgnenud päevadel ja nädalatel saadeti välja veel tuhandeid droone, mis lendasid sadu miile üle Venemaa õhuruumi, möödudes Kremli niinimetatud maailma juhtivatest õhutõrjesüsteemidest ning tabasid oma sihtmärke 10 erinevates piirkondades.
näiteks märtsi lõpus, kui Ukraina ründas mitut Venemaa kõige olulisemat naftaekspordisadamat Läänemere ääres, põhjustades ulatuslikke tulekahjusid ja enneolematuid häireid naftatööstuses. Äkitselt ei tabata enam ainult mõnda üksikut rafineerimistehast või torujuhet kord kuus või iga paari nädala tagant. Peaaegu iga päev rünnatakse Venemaa majandusmasina kõige olulisemaid ja kesksemaid osi. Loendamatud gallonid õli, miljardite dollarite ulatuses kahju ikka ja jälle. Venemaa majandus on viimaste aastate nõrgimas seisus. Riigi keskpank on sunnitud tõstma intressimäärasid rekordtasemele. Tavalised Vene pered maksavad Putini sõja eest, kuna igapäevaste esmatarbekaupade hinnad tõusevad ning üha suurem osa riigi eelarvest kulub rakettidele ja tapamasinatele, mitte tervishoiule ja haridusele. Iga mööduva kuuga muutub Venemaa nõrgemaks ja Ukraina tugevamaks. Ja amet kinnitavad seda. Kuigi Venemaa jätkab Ukraina linnade ja asulate pommitamist, on Kiievi väed vastutasuks põhjustanud märkimisväärset sõjalist ja majanduslikku kahju. Nende rünnakud naftataristu ja teiste oluliste objektide vastu on muutnud konflikti Kremlile igas mõttes oluliselt kulukamaks ning nad ei anna endiselt järele. Droonide tootmine Ukrainas kasvas 2023. aastal 800 000 aastas 2025. aastaks 4 miljonini ning 2026. aasta hinnangud jäävad 5–10 miljoni vahele. Ka rakettide tootmine kasvab ning Ukraina ründe- ja kaitsevõime pole kunagi varem olnud nii tugevad, mis teeb neil veelgi lihtsamaks tuua sõda Venemaa piirkondadesse, isegi nendesse, mis asuvad piirist sadade või isegi tuhandete miilide kaugusel. Šoigul oli õigus. Ükski koht Venemaal pole enam turvaline ja Putin saab süüdistada ainult iseennast. See oli ainus asi, mille kaotamist Putin kartis. Nii väga, et ta ei julgenud seda isegi Ukrainasse saata. Putin peitis selle ära. Üle 1700 kilomeetri sügaval Venemaal seisis see, mida Putin on nimetanud üheks Venemaa muljetavaldavaimaks tööstussaavutuseks, lennuväljal peidus. Aga Ukraina ei lasknud end Putini jamast häirida. Ukraina leidis selle, mida Putin peitis ja hävitas selle. Hävitati see äärmise otsustavusega, et Venemaal ei oleks mingit võimalust seda kasutada. Venemaa Su-57 on maha valitud. Ja koos nendega langeb ka Venemaa vale, et nende uusimad hävituslennukid on maailma parimate seas. Me suundume vähetuntud Venemaa Tšeljabinski piirkonda. Umbes 1700 kilomeetri ehk veidi üle 1050 miili kaugusel Ukraina piiridest asuv Tšeljabinsk on Kasahstanile lähemal kui Ukrainale. Ja see on koduks kaitsetööstuskompleksile, mis on aastaid toitnud Putini sõjamasinat. Kaugus on sellele piirkonnale alati kasuks tulnud. Tankide ja raske kaitsetehnika tootmine sai toimuda, sest Putin oli kindel, et Ukraina ei suuda kunagi Tšeljabinskile lööke anda. Selles piirkonnas asub ka Venemaa Šargoli lennuväli. Ja see kombinatsioon lennuväljast ning kaugusest tegi Tšeljabinskist ideaalse koha. Koha, kuhu Putin sai peita ühe Venemaa kõige väärtuslikuma sõjatehnika, Su-57. Putin arvas, et Venemaa väidetavalt ülikaasaegne hävituslennuk oleks Šargolis turvaline. Seal Venemaa Su-57-sid hooldada, samal ajal kui piloodid õppisid neid kasutama. Nagu selgub, ei treeninud need piloodid eriti millekski ja mitmel põhjusel pole Su-57 kaugeltki see, mida Venemaa väidab, nagu sa varsti teada saad. Aga praegu pole sellel tähtsust. Miks? Sest enam kui 1000 miili sügaval Venemaal põlevad Su-57 pärast seda, kui Ukraina sooritas erakordse kaugmaa rünnaku. Peidetud hävitajad on paljastatud ja Putin on raevus. Ukraina relvajõudude kindralstaap avaldas põhiandmed 1. mai Telegrami postituses. Ja 25. aprillil 2026 tabasid Ukraina relvajõudude mehitamata süsteemide vägede sõdurid Vene Föderatsiooni Tšeljabinski piirkonnas asuvas Šargali lennuväljal mitut Su-57 hävitajat ja üht Su-34 hävituspommitajat, teatas kindralstaap avalduses. See on nii asjalik, et peaaegu jätab mulje, nagu poleks Ukraina toime pannud üht selle sõja kõige tähelepanuväärsemat lööki. Seda on esitletud nii, nagu oleks see Ukrainale lihtsalt järjekordne tavaline tööpäev ja see hirmutab Putinit rohkem kui miski muu. Pole midagi erilist, ütleb Ukraina. Me lihtsalt hävitasime teie kõige moodsamad hävituslennukid ja lisaks tegime veel ühe lisalöögi. Ja me võime seda uuesti teha. Venemaa oleks võib-olla püüdnud kiiresti väita, et midagi sellist ei juhtunud, kui poleks olemas satelliidifotosid. Ukraina väited rünnakus Šargolis ei ole valed ega propaganda. Need on väga reaalsed. Telegrami kanal Excelenova Plus oli üks esimesi, kes näitas Ukraina tekitatud kahju 1. mai postituses, kus on näha vähemalt üks hävitatud Su-57 ja Su-34 Vene lennuväljal.
Defense blog jagab samu pilte, väites, et need on kooskõlas Ukraina väidetega ja näitavad edukat rünnakut Šargoli baasi lennukite seisuplatsile. Sellest olukorrast sain välja ei vingerdada Venemaa. Ukraina leidis, ründas ja hävitas midagi, mida Putin on meeleheitlikult püüdnud varjata. Ja nagu sellest veel vähe oleks, Venemaa diktaatorlikule juhile ei ole Tšeljabinski rünnak esimene kord, kui Ukraina on Vene Su-57 üles leidnud ja selle mängust välja löönud. Nagu märgib Kiievi Post, on see teine registreeritud juhtum, kus Ukraina on rivist välja löönud ühe Venemaa väidetavalt 5. põlvkonna hävituslennukitest. Esimene juhtus juba juunis 2024, kui Ukraina saatis oma kaugmaadroonid Aktšubinski lennuväljale, mis asub umbes 460 kilomeetri ehk 286 miili kaugusel Ukraina piirist. Tundub, et Ukraina 2024 aasta rünnak oli poolenisti edukas. Ajakiri Military Watch kinnitab, et rünnak toimus, kuid lisab, et arvatavasti suutis Venemaa kahjustatud Su-57 pärast remonti taas teenistusse naasta. Siiski oli sõnum edastatud. Ukraina suutis tabada Venemaa kõige moodsamat hävitajat ning ma olen valmis kihla vedama, et see pole juhus, et Su-57, mida Ukraina tabas. 2026 aastal asusid Ukrainast enam kui 3,5 korda kaugemal. See on peaaegu nii, nagu oleks Putin lasknud need kaugemale viia, et vältida midagi Ahtubinski rünnakule sarnast juhtumast. See ei toiminud. Ja kui satelliidipilte põlenud Su-57 vrakist Šargolis uskuda, siis Ukraina pole 2024 aasta viga korranud. Vähemalt üks Venemaa Su-57 on nii põhjalikult maha põlenud, et seda pole enam võimalik taastada. Ja võib-olla on veel üks, kui Ukraina kindralstaapil on õigus. Me ei saa ka eirata fakti, et Ukraina hävitas ühe Venemaa Su-34 aprilli lõpu rünnaku ajal. See hävituslennuk on Venemaa sõjapingutuste jaoks võib-olla isegi olulisem kui Su-57. Kui viimane peidab end mingil lennuväljal, kuhu Putin loodab, et Ukraina pihta ei saa, siis Su-34 on olnud Venemaa jaoks omamoodi lammutuspall nende õhurünnakutes Ukraina vastu. See lennuk lendab harva Ukraina territooriumile. Venemaa on sellest oma õppetunni saanud, kuna kaotas sõja esimestel kuudel umbes 200 lennukit, kui Ukraina tõestas, et suudab Vene lennukeid õhutõrjega tõrjuda. Nii et Su-34 on enamasti piirdunud UMPK ja UMPB juhitavate pommide Ukraina pihta viskamisega miilide kauguselt rindejoonest tagapool. Neid pomme lastakse nii massiliselt, et need võivad Ukraina linnu ja kaitserajatisi laastada. Su-34 hävitamine tähendab, et Ukraina on jätnud Venemaa ilma veel ühest juhitavate pommide kandjast. See on omaette saavutus. Kuid palju muljetavaldavam ja Putini jaoks palju kahjulikum saavutus on vähemalt ühe Su-57 hävitamine. Selleks on 2 põhjust. See, mida Venemaa väidab Su-57 kohta ja see, mis see tegelikult on. Esimene näitab meile, et Venemaa on kaotanud ühe oma arsenali parimatest hävitajatest. Ja teine toob esile, kuidas Ukraina on paljastanud, et see hävitaja pole kaugeltki see, mida Venemaa väidab. Alustame sellest, mida Venemaa tahab, et sa Su-57 kohta arvaksid. Venemaa nimetab Su-57 oma kõige arenenumaks lahingulennukiks. Ja seda on raske eitada, kui sa usud kõike, mida Venemaa selle kohta ütleb. See on mõeldud olema 5. põlvkonna hävituslennuk, mille Venemaa on valmis ehitanud, et konkureerida USA F-22 ja F-35 tüüpi lennukitega. Ja Venemaa väidab, et sellel lennukil on palju neid omadusi, mis teevad varghävitajad nii eriliseks. Madala märgatavusega kuju, sisemised relvaruumid, mis vähendavad lennuki radariristlõiget ning täiustatud avionika, mis on samm edasi võrreldes Venemaa 4. põlvkonna hävitajatega. Kõiki neid omadusi on esile tõstetud. Venemaa United Aircraft Corporation on enam kui valmis propagandat jätkama, märkides, et Su-57 suudab tabada õhu, maa ja meresihtmärke igal kellaajal ja igasuguse ilmaga. Esimene parti neid hävitajaid anti Venemaa sõjaväele üle 2020 aastal, avaldab korporatsioon. Kuigi Su-57 tegi oma esimesed lennud 10 aastat varem. Kas see viivitus võis olla märk sellest, et Venemaa 5. põlvkonna hävituslennukil oli mõningaid probleeme? Sa saad varsti teada. Lisaks kõigele sellele märgib Army Recognition, et Su-57-le saab paigaldada R-77M aktiivradariga juhitavaid rakette ja R-74M2 infrapuna juhitavaid rakette, vastavalt pika ja lühimaa lahingute jaoks. Taktikalised, stealth-tüüpi ja laevatõrjeraketid saab kõik Su-57-le paigaldada. Samuti juhitavad pommid, mida Venemaa on oma Su-34-dega välja lasknud. Kõikidele oma relvakandjatele saab Su-57-le paigaldada kuni 10 000 kilogrammi, ehk umbes 22 000 naela laskemoona. Ja tippkiirusega Mach 2 ning superkruuse kiirusega Mach 1,3 on see sama hästi relvastatud kui kiire. Oletame nüüd, et Su-57 vastab kõigile Venemaa poolt selle lennuki kohta tehtud väidetele.
kui see nii on, siis on Ukraina just hävitanud lennuki, mis on õhuväe seisukohalt parim, mida Venemaal pakkuda on. Ühe lennuki maksumus on umbes 100 kuni 120 miljonit dollarit, mis tähendab, et Su-57 avaldab Venemaa sõjaeelarvele üsna suurt mõju. Ja Ukraina on selle kõik hetkega õhku lasknud. Ukraina on samuti taganud, et Venemaa väidetavalt surmav hävituslennuk, mille vastu Ukrainal ei tohiks eriti kaitsevõimalusi olla, ei saa kunagi Ukraina õhuruumis lennata. Ainult Su-57 ei ole tegelikult Ukrainas lennanud. On olemas üsna tõsised põhjused, miks Putin hoidis Venemaa kõige moodsamad hävituslennukid Ukrainast nii kaugel. Ja kohe saad teada, mis need põhjused on. Aga enne kui nendesse süveneme, vaatad sa sojasaadet. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu, et sa ei jääks ilma ühestki meie uuest videost. Me pole just varjanud, et Su-57 ei ole päris see, milleks seda reklaamitakse. Märgid sellest, et Venemaa hävituslennuk on pigem läbikukkumine, olid olemas juba ammu enne seda, kui Ukraina vähemalt ühe neist aprillis rivist välja lõi. India tõi varakult esile palju ohumärke Su-57 kohta. Aastaid töötas India koos Venemaaga ühise projektina 5. põlvkonna hävituslennuki ehitamisel. Sellest lennukist sai lõpuks Su-57. Kuid India oli 11 aastat kestnud ühisprojektist loobunud juba ammu enne seda, kui Venemaa lennuk 2020 aastal teenistusse võeti. India tõmbus tagasi 2018. aastal ja lõpetas Su-57 projektiga sama aasta aprilliks. 2 aasta jooksul enne seda loobumist valitses palju pingeid. Su-57 polnud neid tehnoloogilisi võimekusi, mida India ootas 5. põlvkonna hävitajalt. Venemaa venitas asja, viivitades tehnoloogia ülekandmisega ja vaieldes kulude jagamise plaanide üle. India jaoks kujunes Su-57 projekt läbikukkumiseks, kus kulutati liiga palju raha lennukile, mis ei pakkunud lubatud varghävitaja konkurentsivõimet USA vastu. Pärast projekti iseseisvat lõpetamist näis Venemaa olevat lähedal sellele, et India taas kaasa tuleks. Plaani kohaselt pidi India nüüd, kui lennuk oli töökorras, ostma Venemaalt mõned Su-57. 2026 aasta märtsiks olid need plaanid sisuliselt lagunenud, isegi kui Venemaa pakkus mitmeid boonuseid, sealhulgas uut mootorit ja litsentseerimata lennuki varianti. India ütles ei. India sõnul ei vastanud Su-57 endiselt 5. põlvkonna hävitaja nõuetele. Ja ta eelistas investeerida omaenda AMCA hävitajasse ning kas Tempesti või FCAS 6. põlvkonna hävituslennuki programmidesse. Putin pidi taluma 12 löögist koosnevat seeriat. India loobus Su-57 ostmisest ning 2 6. põlvkonna projekti, millega ta nüüd liituda soovib, veavad eest riigid, keda Venemaa peab vaenlasteks. Itaalia, Jaapan ja Suurbritannia töötavad Tempesti kallal. Saksamaa, Hispaania ja Prantsusmaa tegelevad FCAS-iga. Potentsiaalne liitlane ja rahalehm on nüüd Venemaa jaoks kadunud. Ning see kõik on sellepärast, et Su-57 ei ole see hävitaja, milleks Venemaa seda väidab. Pärast seda, kui India projektist loobus, on Su-57 kohta rohkem infot avalikuks tulnud. Mootorid on vanad ja ebausaldusväärsed, mis on tõenäoliselt ka põhjus, miks Venemaa üritas Indiat meelitada uuemate mootorite pakkumisega. Kui võrrelda F-22 ja F-35-ga, siis Su-57 pole kaugeltki nii raskesti avastatav. Aviation Geek klubi andmetel on radaritel Venemaa 5. põlvkonna hävitaja tuvastamisel 6–10 korda suurem avastamisulatus. Ameerika tipphävitajate radari peegelduspindala on samuti 1000–10 000 korda väiksem kui Su-57L. Sisuliselt on Su-57 pigem 4,5 põlvkonna hävitaja kui 5. põlvkonna oma. Ning Venemaal ei pruugi seda isegi vaja minna, kui neil on juba Su-35, mis täidab sarnast rolli. Võib-olla sellepärast pole Venemaa palju Su-57-sid ehitanud. Euromaidan pressi andmetel on teenistuses vähem kui 30 lennukit ning pärast seda, mida Ukraina Tšeljabinskis tegi, on üks vähem, mis saab õhku tõusta. Nüüd, siin on see, mida see kõik Venemaa jaoks tähendab. Ükskõik, kuidas sa seda ka ei vaataks, on Ukraina poolt Su-57 hävitamine Putini jaoks alandus. Kui see hävitaja on tõesti kõik see, mida Venemaa väidab, siis tabas Ukraina rünnak seda täiesti ootamatult. See lihtsalt ei tohiks juhtuda. Õhus peaks Su-57 suutma vastu astuda ükskõik millele. Maapinnal peaks Venemaa seda kogu aeg kaitsma, mitte jätma seda lageda taeva alla, kus seda võidakse tabada või selle kallal võidakse näppida. Isegi kui see on 5. põlvkonna hävitaja, on Vene ebakompetentsus tohutus ulatuses paljastunud ja see paneb Putini ülejäänud juukseid peast kiskuma. Teise võimalusena on Putin alandatud selle tõttu, et ta üritab Su-57 Ukrainast varjata, sest ta teab, et see hävitaja ei suuda täita ülesannet, milleks see loodud on. Varghävitaja on väärtuslik vara. Me nägime seda operatsiooni Epic Fury ajal Iraanis, kui Ameerika stealth-hävitajad lendasid läbi Iraani õhutõrjevõrgu, mis koosneb vähemalt osaliselt Vene õhutõrjesüsteemidest.
Putin peaks kasutama Venemaa väikest SO-57 hävitajate laevastikku, et hävitada olulisi Ukraina sihtmärke. Selle asemel on Ukraina just avalikustanud, et Putin on Venemaa uusimate lennukite pärast nii piinlikkust tundnud, et ta peidab neid üle 1000 miili kaugusel. Kumbki stsenaarium ei ole Putini jaoks hea. Kroonjuveel. Ükskõik, kui kriimustatud see juveel ka poleks, on kaotatud. Kuid nii valus, kui Su-57 ja teiste hävitajate kaotus ka poleks, on Venemaa jaoks praegu palju suurem probleem. Mis Putinit tõeliselt vihastab, on see, et keegi ei tea täpselt, kuidas Ukraina suutis korraldada nii täpse ja laastava rünnaku üle 1000 miili sügavusele Venemaale. Ukraina pole kinnitanud, kuidas see tehti. Kindralstaabi raportis ei mainita kasutatud relvi, mis on tekitanud palju spekulatsioone. Kas see võis olla sabotaaž? See on võimalik. Ukrainal on ajalugu partisaaniüksuste kasutamisel, et hiilida Vene lennuväebaasidesse ja hävitada hävituslennukeid. Tegelikult on see üsna hiljutine ajalugu, sest just see juhtus. 2025 aasta detsembris sõjaväe lennuväljal Lipetskis, mis asub Venemaa edeosas, Ukraina heaks tegutsevad partisanid hävitasid 2 Su-30 mitmeotstarbelist hävitajat juhtumis, mida Venemaa üritas pisendada, väites, et tegemist oli teadmata päritolu tulekahjuga. Selles rünnakus osales Ukraina luure peavalitsus ja selle planeerimine võttis aega 2 nädalat. Midagi sarnast võisime näha Tšeljabinskis. Ja see tähendaks, et Ukraina luure- ja diversioonivõrgustik on tunginud Venemaale palju sügavamale, kui keegi oleks osanud arvata. Kus saaks Putin nüüd oma Su-57 peita? Pole vahet, kuhu nad lähevad. Ukrainal võivad olla partisanid kohapeal, kes lihtsalt jälgivad ja ootavad täiusliku hetke ründamiseks. Kui mitte diversandid, siis võib-olla olid droonid või raketid need relvad, mida Ukraina kasutas oma jahmatavas rünnakus. Esmapilgul ei tundu kumbki neist usutav. Ukraina on teinud suuri edusamme nii rakettide kui ka kaugmaa droonide vallas. Kuid nagu Kiev Post märgib, ei ole tal kumbagi sellist, mis suudaks tungida nii sügavale Venemaale, kui oleks vaja olnud Tšeljabinskini jõudmiseks. Aga Ukrainal on üks asi, mis võiks selle töö ära teha. See ei ole droon, see ei ole rakett. See on nende 2 hübriid ja sellel on rohkem kui piisavalt tulejõudu, et hävitada Su-57 ühe otsese tabamusega. Me räägime Flamingost. Ühendades Ukraina kaugmaadroonide ja tiibrakettide tehnoloogia parimad omadused, on Flamingol piisavalt lennuulatust, et jõuda Venemaa Su-57 nii ja veelgi kaugemale. See suudab lennata kuni 3000 kilomeetrit ehk veidi üle 1860 miili. Ning märtsiks oli selle täpsust juba tõestatud 1400 kilomeetri ehk 869 miili kaugusel. Oma 1000 kilogrammise ehk 2200 naelase laenguga on Flamingo piisavalt võimas, et purustada kaitserajatisi ja jätta igale tabatud lennukile alla kraatri. Kuid huvitaval kombel võib just see tulejõud olla põhjus, miks Flamingo võistlusest välja langeb. Varem jagatud satelliidipiltidel ei paista olevat selliseid löögikraatreid, mida me eeldaksime nägevat, kui Flamingot oleks kasutatud. Me ei ütle, et Ukraina ei kasutanud Flamingot, kuid Ukraina ise ei ütle midagi. Nii et praegu on see kõik vaid spekulatsioon. Seda kõike arvestades on Ukraina omistanud oma rünnaku oma mehitamata süsteemide vägedele. See tekitab veelgi rohkem küsimusi. Kui lõhkeainete tavapärane drooniga kohale toimetamine on võimatu, nagu väidavad nii Kiev Post kui ka Exilenova Plus, siis mida see tähendab? Kas Ukrainal on uus tüüpi kaugmaadroon, mida ta pole veel avalikustanud? Kas mehitamata süsteemide väed tegid koostööd sabotööridega koha peal, kes ründasid Venemaa hävitajaid droonidega, mis lasti õhku Venemaa enda territooriumilt? Me ei pruugi seda kunagi teada saada. Ja see on Ukraina poolt tark tegu. Miks oma nippi välja anda, kui seda saab tulevikus uuesti kasutada? Võib-olla ei lähe see Putinile tegelikult korda. Nagu ka tema Su-57 alandusega, seisab Venemaa juht nüüd silmitsi 2-kordse probleemiga. Ukraina on jõudnud uuele tasemele. Kui kaugele ta suudab Venemaale ulatuda ja Putini kõige olulisemaid sõjalisi varasid tabada. Kui Su-57 rikkus sabotaaž, siis Venemaa luuregrupid ei tee piisavalt, et Ukraina spioone ja kaassüüdlasi välja juurida. Kui see oli Flamingo, mis alla sadas, siis Venemaa õhutõrje selgelt olulises baasis kas ei suuda oma tööd teha või polnud neid seal üldse kohal. Igal juhul peab Putin nüüd läbi kammima millegi rususid, mida ta arvas olevat varjatud. Midagi, mis on praegu oma kõrge hinna tõttu asendamatu. Ja midagi, mida Putin pidas Ukraina rünnakute eest kaitstuks. Nagu Ukrainas nii sageli on juhtunud, on Putinil taaskord tõestatud, et tal polnud õigus. Ja olgu see siis sabotaaži, kaugmaarünnaku või mõne muu meetodi kaudu, Ukraina muudab selle kõik Venemaa jaoks ainult hullemaks. Ukraina on tunginud üle 1000 miili sügavusele. Miski Venemaal ei ole enam turvaline. Ausalt öeldes oleks Putin pidanud sellest palju varem aru saama.
Ukraina kaugrünnakute strateegia Venemaa vastu on kogu 2026 aasta jooksul hoogustunud ning see on hävitanud palju enamat kui ainult Venemaa 5. põlvkonna hävituslennukid. Nafta on olnud pidev sihtmärk ning Ukraina on vallandanud tulemöllu, mida Venemaa ei suuda kustutada. Kui sul on tegemist ühe 21. sajandi kõige südametuma diktaatoriga, saab olla ainult üks vastus. Julmus. Mitte nende inimeste vastu, keda see diktaator valitseb, vaid just selle sõjamasina enda vastu, mille ta sinu vastu on toonud. Ukraina teab seda väga hästi. Ja aprillis tõi Ukraina Venemaale kõige julmema kuu, mida Putin ja tema käsilased on kogenud. Krimmist Uralideeni on Ukraina hävitanud kõik, mis silmapiiril. Kui Vene nafta põleb ja riigi armee variseb kokku, pange end valmis, meil on siin palju millest rääkida. Nelimail andis Kiievi Post teada pealkirja, mille kohaselt Ukraina kaugmaadroonide spetsialistid tabasid aprillis edukalt 14 Vene naftarafineerimistehast ja kütusebaasi Venemaa territooriumil. See pole lihtsalt suur uudis, vaid rekord. Mitte kunagi varem pole nii paljud Ukraina droonid tabanud nii palju kordi Vene naftataristut ühe kuu jooksul. Ja mitmel juhul tabasid nad sama sihtmärki mitu korda. Ukraina droonid lendavad nüüd sügavamale kui kunagi varem. Ühes näites, mida kohe käsitleme, saatis Ukraina drooni üle 1500 kilomeetri ehk veidi üle 930 miili, et suunata see otse veel ühte Venemaa olulist rafineerimistehasesse. Ja see pole veel kõik. Aprill oli Venemaa jaoks aasta kõige julmem kuu veel paljudel muudel põhjustel, sest Ukraina on oma süvalöögikampaaniat enneolematult eskaleerinud. Aga alustame Venemaa naftast. See on rafineerimistehaste nimekiri. Ukraina kaitseministeerium annab kõik üksikasjad. Kõigepealt viime teid Bašnevnovoili rafineerimistehasesse, mis asub Ufa asulas Venemaa Baškortostani piirkonnas. 1400 kilomeetrit ehk umbes 870 miili Ukrainast eemal toodab see rafineerimistehas määrdeaineid ja kvaliteetseid õlisid. Ning selle töötlemisvõimsus on 7 miljonit tonni naftat aastas. Ukraina tabas seda tugevalt ja jättis selle põlema. Ning palju rohkem oli veel ees ootamas. Kostovos, mis asub Venemaa Nižni Novgorodi piirkonnas, oli sihtmärgiks Gorki naftapumpamisjaam. Ukraina droonidel polnud seekord nii kaugele minna, vaid 800 kilomeetrit ehk umbes 497 miili. Aga nad tegid oma töö ära, hävitades rafineerimistehases 2 peamist naftarafineerimise seadet. See töötleb umbes 17 miljonit tonni naftat aastas ja katab tervelt 30% kogu Venemaa bensiini tarbimisest. Järgmisena Tuapsa või vaene Tuapsa. Mainisime varem, et Ukraina ründas Tuapsas mitut rafineerimistehast mitu korda. Rafineerimistehase töötajad pidid mõtlema, kas Ukraina droonidel on mingi viha nende vastu. Nad ründasid 16., 20. ja 28. aprillil, hävitades töötlemisseadmeid, vähemalt 24 kütusemahutit ja muutes ühe tehase täiesti töövõimetuks. See tehas töötleb 4,4% Venemaa rafineerimisest, sealhulgas toodab Euro 5 standardile vastavaid naftatooteid, mida kasutab Venemaa armee. Ja juhuks, kui Tuapsa arvas, et Ukraina on selle unustanud, ründas Ukraina rafineerimistehast uuesti 1. mail. Õhutõrje. Pole kuulnudki, ütleb ilmselt Putin. Lisaks sellele, et Tuapsa rafineerimistehast koheldi nagu see võlgneks Ukrainale raha, ründas Ukraina veel mitmeid rafineerimistehaseid üle kogu Venemaa. Samara piirkonnas asuvat Sõzrani rafineerimistehast tabasid droonid nii tugevalt, et puhkes suur tulekahju. Droonid pidid läbima 900 kilomeetrit ehk peaaegu 560 miili. Samuti Samara piirkonnas põhjustasid Ukraina droonid plahvatusi ja suure tulekahju Novokuibuševski rafineerimistehases, mis töötleb umbes 8,8 miljonit tonni naftat aastas ja toodab 20 erinevat naftasaadust, millest paljusid kasutab Venemaa sõjavägi. Permis ja Orskis, mis mõlemad asuvad umbes 1500 kilomeetri kaugusel Ukrainast, tabasid droonid rafineerimistehaseid. Esimesena sai löögi Lukoil Perm nefteorüksünteesi rafineerimistehas, mida ründas Ukraina SBU Alfa üksus. See tehas töötleb aastas 13 miljonit tonni Vene naftat. Ja Ukraina droonid viisid ühe selle peamise naftatöötlemisseadme rivist välja. Orskis, mis asub Venemaa Orenburgi oblastis, põhjustasid Ukraina droonid tulekahju rafineerimistehases, mis toodab umbes 30 erinevat toodet ja mille aastane tootmisvõimsus on 6,6 miljonit tonni naftat. Mulle tundub, et meil jäi üks vahele. Jaroslavli rafineerimistehas Jaroslavlis ei jäänud Ukraina tähelepanuta. Droonid lendasid umbes 750 kilomeetrit ehk umbes 466 miili, et räsida rafineerimistehase vaakumdestillatsiooniseadet, mille tootmisvõimsus on 15 miljonit tonni naftat. Ja see on oluline osa Vene sõjamasinas, sest seal toodetakse bensiini, diislikütust ja lennukikütust. See kõik oli piisav, et panna Putini pea ringi käima.
ausalt öeldes käib meil endalgi juba pea ringi ja alles alustame. Siiani oleme käsitlenud vaid neid rafineerimistehaseid, mida Ukraina tabas kuul, mil ta surus kaugelt tabava noa sügavale Putini ribide vahele. Järgmisena tuleb selle noa nii tugevalt keeramine, et Putin peab arvama, et see teeb tema kopsust piruetti. Sadamad, laevad, tehnika, tootmisrajatised ja palju muud sattusid Ukraina tule alla Venemaa jaoks kõige julmemal kuul. Jäädes nafta teema juurde, vaatame Venemaa sadamaid. Lõppude lõpuks tegi Ukraina seda aprillis korduvalt. Primorskis, mis on üks Venemaa peamisi naftaekspordikeskusi Leningradi oblastis, kahjustasid Ukraina droonid 3 RVSP 20 000 mahutit ja põhjustasid suure tulekahju. Nende mahutite kogumaht on 60 000 kuupmeetrit naftat ja need on vaid viimased, mille Venemaa on kaotanud sadamas, mis asub 850 kilomeetri ehk 528 miili kaugusel Ukrainast. Droonide üksused said Primorski rünnakutele varakult hoo sisse, tabades ekspordikeskust juba märtsis mitu korda. Ja kui Venemaa arvas, et mais olukord võib rahuneda, siis ta eksib. Primorskit tabasid veelgi rohkem droonid. 3. mail. Põhjustades järjekordse suure tulekahju, Ust-Luga, mis on Venemaa teine suur Balti meresadam, ei läinud palju paremini. Ukraina droonid läbisid sarnase vahemaa, et rünnata seda sadamat, kahjustades selle käigus 3 naftapaaki. Nagu Primorsk sai ka Ust-Luga märtsis mitu korda pihta. Selleks hetkeks tundub, et Ukraina lihtsalt valab juba niigi rängale haavale veel soola, mis on rivist välja viinud 2 sadamat, mis moodustavad umbes 40% Venemaa kogu naftaekspordist. Lisaks sellele, et Ukraina pöördus tagasi mõnede oma märtsikuiste kõige rängemalt kannatanud ohvrite juurde, otsustas ta samal ajal rünnata veel mõnda Venemaa naftasadamast. Samuti Leningradis tabas Ukraina RBK Vysotsk Lukoil 2 laadimisterminali, põhjustades järjekordse tulekahju. Novorossijskis, mis on nüüd üks Venemaa tähtsamaid Musta mere piirkonna sadamaid, lendasid Ukraina droonid 420 kilomeetrit ehk umbes 260 miili, et tabada Šeskari naftaterminali. Järjekordne tulekahju puhkes, katkestades Venemaa võime toimetada naftat, mida ta saab Primorskist ja Ust-Lugast oma klientideni Musta mere kaudu. Ja lõpuks põhjustas Ukraina Krasnodari krais veel ühe tulekahju, droonirünnakuga Tihoretski naftapumpamisjaamas. Kui võtta arvesse mitmeid rünnakuid naftabaaside vastu Krimmis ja Krasnodari piirkonnas, siis on see kõige jõhkram 1 kuu jooksul peetud kampaania, mille Ukraina on sõja algusest peale Venemaa nafta vastu korraldanud. Ja Venemaa tunneb seda valu. Isegi kui tundub, et Venemaa võiks kasu saada Hormusi väinas kehtestatud blokaadist tingitud kõrgetest naftahindadest, on ta siiski pidanud oma eksporti oluliselt vähendama. Venemaa pidi Financial Timesi 12. märtsil andmetel teenima oma naftamüügist lisaks $150 miljonit päevas. Selle asemel oli Venemaa sunnitud aprillis oma eksporti piirama, sest sadamad, mida ta kasutab varilaevade varustamiseks, põlesid ja rafineerimistehased, mis toodavad nendesse sadamatesse minevaid tooteid, varisesid kokku. RBC Ukraina andmetel langes Venemaa naftaeksport aprillis võrreldes märtsiga 16,8%, mis tähendab 1,8 miljoni tonnist puudujääki. See oligi Ukraina eesmärk. Lüüa Venemaad kõige valusamalt seal, kus tema naftat toodetakse ja kust see riigist välja viiakse, ning tagada, et Putinil oleks võimalikult vähe raha oma sõjamasina käigus hoidmiseks. Olgu, teeme korraks pausi. Oleme juba palju aprilli rünnakuid käsitlenud ja neid on veel palju ees. Aga enne kui hakkame ette lugema veel rohkem ohvreid, kõige laastavamast Ukraina rünnakute kuust, mida me kunagi näinud oleme, tuletan kiiresti meelde, et vaatate sõjasaadet. Sellest tuleb veel palju rohkem, nii et kindlasti vajutage tellimisnuppu, kui saate meie kanalilt uusi teadmisi. Õige, tagasi rünnakute juurde. Ukraina polnud aprillis Venemaa naftaga sugugi veel ühel pool. Lisaks rafineerimistehaste ja sadamate rünnakutele tabas Ukraina ka naftatankereid ning väga haruldase rünnakuga hävitas isegi Venemaa naftatootmisrajatised otse tekkekohas. 10. aprillil teatas Kiev Independent, et Ukraina sõjavägi ründas Kaspia meres 2 naftaplatvormi, mis asusid umbes 1000 kilomeetri ehk 620 miili kaugusel rindejoonest. Mõlemad platvormid olid jääkindlad rajatised, mis paiknesid Yuri Gortšakini ja Vügrüfa naftaväljadel. See rünnak tähistab järjekordset arengut Ukraina strateegias Venemaa naftasektori purustamiseks. See hävitab ekspordikeskused ja rafineerimistehased, mis muudavad Vene toornafta rafineeritud naftatoodeteks, mida saab raha eest müüa. See tähendab, et 2 lüliahelast on hävitatud. Kaspia mere rünnakutega on Ukraina näidanud, et keskendub järgmisele lülile. Venemaa toornafta põletatakse ära enne, kui see üldse rafineerimistehastesse jõuab. Tükkhaaval halvab Ukraina kogu Venemaa naftavarustusahela. Selle ahela teises otsas on tankerid, mis viivad Venemaa naftaekspordikeskustest ostjateni. Kuna Ukraina oli juba nii palju kahju tekitanud, arvas ta ilmselt, et võiks ka ühe tankeri välja lülitada. Lõppude lõpuks oli see tanker Tuapsas
Ja Ukraina tõestas aprillis vähemalt seda, et Tuapsa õhutõrje on nii nõrk, et Ukraina võib seda piirkonda materdada nagu Mike Tyson uimaseks löödud väikelast. 29. aprillil selgus, et Ukraina droonid tabasid otse Markisa tankerile, mis asus tol hetkel umbes 210 kilomeetrit ehk 130 miili kagus Tuapsast ja sõitis ilma automaatse identifitseerimissüsteemi signaali edastamata. See on tüüpiline taktika, mida kasutavad Vene varilaevastiku laevad, nagu ka mõne muu riigi kui Venemaa lipu all sõitmine. Selles olukorras sõitis nüüd kahjustatud Vene tanker Cameroni lipu all, kuid Ukraina ei lasknud end petta. Teati, et see alus kuulus varilaevastikku ning sellele on kehtestanud sanktsioonid Ühendkuningriik, Euroopa Liit, Kanada, Uus-Meremaa ja Šveits. Ukraina oli ilmselt otsustanud, et kõik need sanktsioonid ei olnud piisavad, et takistada laeva sõitmist. Seega rakendas ta täiendavaid kineetilisi sanktsioone, et see käigust välja lülitada. Lõpuks, nüüd peaks kõik tehtud olemaks. Oi ei, see nuga, mille kohta me ütlesime, et see keerati Putini roiete vahele, suruti lõpuks nii sügavale, et tuli tema tagumikust välja. Kuna Ukraina täiendas kõiki neid rünnakuid Venemaa naftatööstuse vastu löökidega lennukite, sõjalaevade ja isegi Venemaa sõjatööstuskompleksi südame pihta. Ja üks neist rünnakutest oli üks alandavamaid asju, mida Venemaa on selles sõjas seni kogenud. 25. aprilli operatsioonis ründas Ukraina Šargoli lennuvälja kauges Tšeljabinski piirkonnas. Sihtmärkideks olid kuni 4 hävitajat, sealhulgas 2 Su-57 varghävitajat, mis peaksid olema Venemaa vastus USA F-22 ja F-35 hävitajatele. Su-57 on parim, mida Venemaal pakkuda on. Nüüd põlevad 2 neist maapinnal lennubaasis, mis asub 1700 kilomeetri ehk 1056 miili kaugusel Ukrainast. Ja me läheme tagasi Venemaale. Brjanski oblasti piirialal sadasid Ukraina droonid 1. aprillil Strela tehase pihta. See tehas toodab komponente, mida Venemaa paigutab oma tiibrakettidesse ja Ukraina kaitseministeeriumi andmetel on see täitnud 120 riiklikku lepingut, et teenindada Venemaa kaitsetööstuse vajadusi. See rünnak on klassikaline näide sellest, kuidas Ukraina valib hoolikalt sihtmärgi, mis kahjustaks maksimaalselt Putini strateegiat saata Ukraina pihta kaugmaarakette. Ainult aprillis tulistas Venemaa Ukraina suunas. 141 erinevat tüüpi raketti ja 6663 drooni. Venemaa püstitas aprillis uue rekordi õhurünnakute arvus kuu jooksul. Ukraina selliste objektide nagu Strela tehase hävitamine tähendab, et Venemaal on raskusi oma raketivarude täiendamisega. Rostovi oblasti Taganrogis tabas Ukraina 19. aprillil Atlant aerotehast. Seekord sai au endale Ukraina merevägi, kes tulistas Neptun-rakette tehasesse, mis vastutab kogu Molnaja löögi- ja luuredroonide tootmistsükli eest, mida Venemaa väed rindel kasutavad. Atlant Aero tuudab ka Orioni droonides kasutatavaid komponente, samuti KH-50 rakettides ja CAB-20 juhitavates lennupommides kasutatavaid osi. Venemaa teatas tulekahjust ulatusliku tehase laoalal ning ei saanud isegi oma tavapärast droonirusude ettekäänet kasutada, sest Neptun-rakettide kasutamine oli vaieldamatu. Lubame, et oleme peaaegu lõpetamas oma ülevaadet julmast, kuid väga vajalikust karistusest, mille Ukraina aprillis Venemaale osaks tegi. Meie viimane peatus on Musta mere laevastik. Ukraina ründas seda laevastikku aprillis eriti jõuliselt, hävitades veelgi rohkem sõjalaevu ja aluseid, mis kuuluvad laevastikku, mis on juba sunnitud Ukrainast nii kaugele taanduma kui võimalik. Taganemine pole toiminud. Aprillis hävitas Ukraina projekti 775 Jamal ja projekti 117 Nikolai Feltsenkovi mõlemad dessantlaevad, mille koguväärtus on $150 miljonit. Ukraina tabas mõlemat alust 2 korral, esmalt 20. aprillil ja seejärel uuesti 26. aprillil. Samuti 26. aprillil hävitas Ukraina Ivan Kursee, mis on raadioside luurekeskus, ning tabas Musta mere laevastiku väljaõppekeskust. Ka projekti 11356 Buravesniku fregatt sai Ukraina laastavate kaugmaarünnakute ohvriks. Selle sõjalaeva tabamine võimandas Ukrainal anda veel ühe löögi Putini raketikesksele strateegiale, kuna Buravesnik võib olla varustatud kaliibri tiibrakettidega, mida Venemaa regulaarselt Ukrainasse tulistab. Kertši väinas hävitas Ukraina 2 patrullpaati, mis valvasid Kertši silda, peamist eluteed, mis ühendab okupeeritud Krimmi Venemaa mandriosaga. See rünnak võis avada tee tulevastele rünnakutele silla pihta, mis on osa Ukraina strateegiast Krimmi vabastamiseks. Ja lõpuks, 22. aprillil kahjustas Ukraina Krimmi Sevastopoli piirkonnas FSB piirivalvelaeva komandotorni. Õõvastav. Me ütlesime teile alguses, et liigume Uraalidest Krimmisse ja Ukraina ei valmistanud pettumust. Ukraina pole kunagi varem sellisel tasemel kaugmaa hävitustööd toime pannud, nagu me aprillis nägime. Oleme näinud, kuidas rafineerimistehased ja nafta ekspordikeskused on maani maha põletatud
mis on avaldanud tohutut mõju Venemaa naftaekspordile. $100 miljonit väärtuses sõjaväetehnikat on leekides hävinud, millest suuremat osa Venemaa ei suuda asendada. Laevad, mida Ukraina tabas, jäävad eriti pikaks ajaks rivist välja, kuna Venemaa laevaehitustööstus laguneb sanktsioonide tõttu. Oleme näinud, kuidas raketitehased on hävitatud, varilaevastiku tankerid on sihikule võetud ja isegi Ukraina naftale keskendunud strateegia on laienenud tarneahela uude ossa, kuna Kaspia meri on muutunud sihtmärgiks. Ukraina kaugmaadroonid lendavad kaugemale kui kunagi varem. Ja see, kui edukad nad on, näitab, et Venemaa õhutõrje on rohkem pingul kui jõehobu seljas olevad lühikesed püksid. Nüüd oleks loogiline arvata, et kui Ukraina panustab nii palju oma energiat kaugmaa rünnakutesse, siis see tähendab, et mujal aeglustub tegevus. Võib-olla sai Venemaa lähitagala aprillis veidi hingetõmbeaega. Või hävitati rindel vähem Putini käsilasi Ukraina FPV droonide poolt. Mitte mingil juhul. Kui üldse, siis Ukraina on mõlemas valdkonnas hoopis hoogu juurde saanud. Keskmaa rindel ütleb Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov, et Ukraina kahekordistas rünnakute arvu, mis viidi läbi 20–150 kilomeetri ehk 12,4–93,2 miili kaugusel. Aprillis oli selles vahemikus rünnakute arv 2 korda suurem kui märtsis ja 4 korda suurem kui veebruaris, mil Ukraina ründas Venemaa lähitagalat. Selliste rünnakutega purustab Ukraina tugisüsteemid, mis aitavad Venemaal oma rünnakuid rindel jätkata. Juhtimiskeskused kõrvaldatakse. Logistika- ja varustusahelad hävitatakse, samuti vägede koondamiskohad ja laod. Iga edukas rünnak selles vahemikus nõrgestab Venemaa jõudu rindel. Ja kui Ukraina sihib õhutõrjesüsteemi okupeeritud aladel, avab see ka õhukoridorid, mida saab kasutada uute õhurünnakute läbiviimiseks, kas siis lähemal või sügavamal Venemaa territooriumil. Ja rääkides Venemaa rindesõduritest, siis neil oli väga halb kuu. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul kandis Venemaa aprillis tohutuid kaotusi. 35 000 kaotust, samal ajal kui Ukraina kahekordistas oma keskmaa löökide arvu ja tabas Venemaad tugevamalt kui kunagi varem. See on umbes sama palju venelasi, kes said surma või haavata märtsis, ning see tähendab, et Ukraina lähenemine toimib. Mida tugevamalt Ukraina tabab Venemaad tagalas, seda nõrgemaks muutuvad Putini sõdurid. Tundub, et Ukraina ei ole veel ületanud märtsis Venemaale tekitatud kaotuste arvu, mis oli rekordilised 35 351. Aga see on lähedal. Ning aprillis jõudis see detsembris saavutatud varasema rekordini, kui põhjustati 35 000 kaotust. Ukraina teatab ka, et aprill on juba 5. järjestikune kuu, mil Venemaa on lahinguväljal kaotanud rohkem sõdureid, kui on suutnud Putini armeesse värvata. Ainult Ukraina droonirünnakud on detsembri ja aprilli vahel Venemaale maksma läinud. 156 735 sõduri elu teatab väljaanne United 24. Sama perioodi jooksul on Venemaa värvanud 148 400 sõdurit ning Vene kaotusi on olnud veelgi rohkem. Need, keda just mainiti, on need, keda Ukraina suudab kinnitada droonide salvestatud kaadrite põhjal. Just nende relvade abil, mis neid kaotusi põhjustavad. Kui lisada veel suurtükirünnakud ja rünnakud, mida ei salvestata, ületab Venemaa 5 kuu kaotuste arv tõenäoliselt 160 000. Pole vahet, kuhu Putin ka ei vaataks, leevendust ei paista kusagilt. Ukraina ei suurenda ainult oma kaugmaa rünnakuid. Ta tõstab panuseid igal rindel ja Venemaal pole sellele lihtsalt vastust. Venemaa jaoks on nüüd kõik läbi. Aprill oli kõige julmem ja laastavam kuu kaotuste ja hävingu poolest, mida Ukraina on Putini sõjamasinale põhjustanud. Kuid kui ta väriseb kusagil kaugel Kremlist peidetud punkris, teab Putin üht vältimatut tõsiasja. Venemaa jaoks läheb siit ainult hullemaks. Kui soovite põhjalikumalt teada saada, mida Ukraina on teinud keskmaa ründedroonide vallas, siis meil on see info olemas. Meie video uurib põhjalikult Ukraina uut jõhkrat strateegiat, käsitledes, mida Ukraina sihib ja kuidas konkreetne rünnak 16. aprillil võib olla pöördepunktiks sõjas, mis on sisenemas uude faasi. Vaadake seda videot, et rohkem teada saada. Ja ärge unustage tellida The Military Show'd, et näha kõiki meie viimaseid videoid Ukraina saavutustest Venemaa vastu. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!